Tere tulemast kuulama Emad räägivad uut podcasti episoodi ja meil on esimene kolmekas. See kõlab nüüd nii hästi, aga ma tahtsin seda öelda. Meil on esimene kolmekas ja Liisu sügavalt mõtles, kas ta ikka sobib kolmandaks, aga näed, sobib küll. Me täna räägime nii tulisel teemal, mis on ATH ja miks ma tahtsin selle teemal rääkida oli sellepärast, et üks ema pöördus minu poole, kes oli 11 aastat olnud ATH lapse ema. Ja kui ma siis kuulsin tema loo ära, siis ma võtsin kohe Katriiniga ühendust ja ütlesin, kuule Katrin, et siin on midagi väga halvasti, et anna mulle, räägi mulle ATH-st natukene. Siis ta kukkus muidugi rääkima. Siis ma kuulsin sõnu, mida ma andsin sellele emale edasi ja siis ema oli ka hästi üllatunud, et korraga me saime aru, et see ATH on palju laiem teema, kui üldse keegi oskaks aimata ja selle spekter on nagu 0-100, on ju. Et tegelikult me istume kõik mingis ATH spektris kinni ja meil kõigil on ATH, aga küsimus on, et mis alast tuleb diagnoos, on ju, ja kuidas siis oma eluga hakkama saada. Nii et täna on see ATH nii kuum teema ja mina täna ausalt, Katrin suutis mind täielikult üllatada ja ma tean, et Liis ütles mulle kohe, et ATH-st peaks ka rääkima ja siis ma mõtlesin, et no võtame siis need kaks mutti kokku. Lasin inimestele esitada väga palju küsimusi, meil tuli üle 20 küsimuse, mida me hakkame koos siin lahkama. Katrin vastab, Liisu vastab samale küsimusele ja nad täiendavad teineteist ja ma usun, et meie podcast tuleb üks, ma arvan, et kõik võiksid hakata seda tõenäoliselt kuulama, sest et siin on tõsi hingelised, kirglikud ATH teemast inimesed. Ma räägin kõigepealt korraks, kuidas mina olen ATH-ga kokku puutunud. Minu epilepsiahaige lapsele taheti määrata ATH diagnoos. Ja sellepärast, et iga hommik, kui me hakkasime temaga õppima, siis järgmine hommik ta vaatas sama asja ja ütles, et ma pole seda näinudki, see pole mulle seda mitte kunagi õpetanud. Ja siis me ketrasime ühte sama matemaatika lehekülge nagu hommikust hommikusse. Tal oli nagu kogu aeg, see pole mulle seda õpetanud. Ja siis ma mõtlesin, ma peaks filmima, et ma olen talle seda õpetanud, et siis ta äkki jääb mind uskuma. Aga siis ma sain aru, et ta ei läinud kontakti selle õpitavaga, tema fookus isegi ei puudutanud seda. Ja siis ma sain aru, et tal on kinnistamise periood on ülipikk, et me peame nagu kinnistama märksa rohkem. Arusaamine käis nii, ma saan aru ja 0 kinnitamisvõimet oli ja siis kinnistamisvõimet ja järgmine hommik oli jälle see, et okei, ma ei tea, aga tegelikult ta sai aru jälle hästi kiiresti, aga tal jälle ei kinnistanud see teadmine ära. Mina ei lasknud ATH diagnoosi määrata, sest mina vaatasin, et laps istub ekraanis imehästi. Järelikult tal ei ole ATH, sest et ekraanis suutis istuda ja seal kinnistus kõik väga hästi. Ühesõnaga, mina tegin tsiki-priki-uki-kaki, õpetasin lapsele selgeks fookuse ja meie saime oma ATH kenasti paika, aga tänu Katrini jutule ma sain teada, et ATH on midagi palju enamat. Tere, Katrin! Tere! Räägi endast natukene. Miks sina ja ATH? No ma arvan, et sellepärast, et mina olen töötanud päris pikka aega kinnises lasteasutuses, kus oli põhimõtteliselt peaaegu igal lapsel oli ATH. Ja kuna ma töötan ise pedagoogina, siis klassides on ikka päris palju ATH lapsi. Ja siis ma hakkasin ise uurima, käisin koolitustel, õppisin ise juurde. Ja täna ma saan rääkida sellisest iseenda subjektiivsest kogemusest, mis on põimitud nagu teaduslike tähelepanekutega, faktidega ja nii edasi. Aga puhtalt nagu subjektiivselt ikkagi, mida mina olen näinud, mida mina olen teinud, mida mina olen tundnud. Ja Katrini puhul on äge see ka, et siis ta hakkas ütlema, oi ei, mina ikka podcastis sul ATH-st rääkida ei saa, et mul ei ole ju vastavaid pabereid ja siis istus maha ja ütles, aga ma olen ju nii paljudel koolitustel tegelikult käinud, kus igal koolitusel ma olen paberi saanud. Ja siis on see puht eestlaslik see, et panen endale tuhka pähe ja mis nüüd mina tean. Aga tegelikult on esimene kontakt, kelle poole ma helistan, kui keegi teist minu käest küsib keerulise küsimuse. Nii et Katrin on natuke liiga tagasihoidlik. Tõenäoliselt võib-olla jah, et selles suhtes, et kogemuste pagas on mul tõesti väga lai. Ma arvan, et enamus pedagooge selliseid lapsi mitte kunagi kohta, kellega mina igapäevaselt töötan, eks ole, ja ei näe selliseid situatsioone, mida mina igapäevaselt näen, et tegelikult ma võin üsna kindlalt väita, et ma jagan seda teemat päris hästi. Aitäh, Katrin ja tere, Liisu. Katriniga me tegime podcasti, kus Liisu ütles ka, et ta kuulas meie podcasti, et me rääkisime seal veest ja me võtsime aasta kenasti kokku, nii et Katriniga võite eelmist podcasti ka kuulata ja Liisuga meil on praegu Spotify #1. See on autismi podcast. Tere, Liisu. Tere. Nii, räägi, miks Liisu ja ATH? No
ise ka natuke mõtlesin, et miks mina ei ATH. nii, Liisu, sul Aga korraks internet, no ma mõtlesin selles mõttes, nii, sul on korraks midagi internet halvasti. hakib ja No okei, ma ei taha teada, miks ta niimoodi teeb. No tõesti, leidis ka ja. No kuidas nüüd on? no nii, nüüd me kuuleme sind. On parem, okei. No nii, et ma arvan, et ilmselt seesama põhjus, et hästi palju on kokkupuudet olnud ka mina oma pika tööstaaži juures olen seda ATH-d kuulanud üles ja alla ja millegipärast minu generatsioon siis niisugused 30-sed saavad ka siin järjest seda ATH-d ja, ja praegu minu tutvusringkonnas on saanud täiskasvanud inimesi päris palju seda ATH diagnoosi ja ma ei võta seda nagu kergekäeliselt, seda teemat, aga ma natuke tunnen, et sellega on natukene nagu üle võlli mindud, et selle koha pealt ma natuke tahaks rääkida küll jah, sellel teemal. Ja kogemused on ka vist jah, võib öelda, et koolitustelt, töölt, natuke raamatutest, natuke dokumentaalidest, igalt poolt. Aga ikkagi pigem ütleks, et et kõige suuremad ja paremad kogemused on need, mis puudutavad ennast, et kui ma näen, et teooria ja praktika ka kõrval klapib, et siis mulle meeldib tegelikult kõige rohkem rääkida. Üldiselt mulle ei meeldi rääkida siis, kui ma pole seda ise näinud või kui ma pole seda ise kogenud, et ma ei taha rääkida, kuidas keegi peaks kogema või tundma, kui ma pole seda ise kogenud ja tundnud. Ja isegi siis ma tegelikult saan ju aru sellest, et ega minu kogemus ja tundmine pole sinu oma. Et eks ta niisugune ettevaatlik teema on. Et ma võiks öelda, et ikka nädal võttis aega, et seda kõike siin seedida ja mõelda. No aga siis võtame ettevaatlikult siidikinnastega. Mina räägin korraks omaenda isiklikust ATH kogemusest. Iga mina pidasin ennast jumala normaalseks inimeseks hästi kiireks. Ops, ma võisin 1 minuti jooksul teha ära väga palju asju. Ja siis mu mees ütles, see oli aastaid tagasi, ütles, et kas sa tead ka, et sa võid 1 minuti jooksul rääkida muga 10 erineval teemal ja ma lihtsalt ei jõua sind enam jälgida. Ja ma võisingi hüpata Ameerika presidendi pealt, ma ei tea, särje marjani, ühesõnaga mul ei olnud, mina pidasin seda kusjuures normaalseks. Aga kuna ma hästi kiiresti nagu taipan ja saan asjadest aru, siis ei seganud mind nagu õppimise juures, see mind ei seganud. Aga oli aineid, mida ma keeldusin õppimas, sellepärast et seal ei käinud see kinnistumine ja see asi nagu nii ruttu. Nii et ATH minule küll hästi tuttav teema ja ma arvan, et kui ma praegu oleksin väike laps, siis ma oleks küll diagnoosi saanud. Aga alustame siis kenasti küsimustega. Kas tüdrukutel ja poistel avaldub ATH erinevalt? Liisu. Katri, kui ta siis käe. Kas ma tohin sellele alustada vastamisega? Teate, kas ta nüüd avaldub erinevalt, seda ma väita ei julge, aga teate, tegelikult on niiviisi, et nagu autist tütarlaps oskab varjata oma ATH-d väga uhkelt, väga edukalt, läheb kooli, soovib olla väga teiste moodi, üritab käituda väga hästi ja nii edasi ja nii edasi. Ja tegelikult sellepärast hästi paljudel tütarlastel näiteks autism ja ATH jäävad diagnoosimata algklassides, kus tegelikult poistel on juba sulaselged jooned olemas, nad saavad diagnoosid, aga tütarlaps oskab väga hästi imiteerida. Ta vaatab oma klassikaaslasi, vaatab ema, vaatab teisi tütarlapsi ja ta oskab seda varjata muideks väga edukalt. Vaata, Liisu, meie siin kuulame praegu, aga Katrinil tuli see otse töökogemuse pealt kohe käsi. Absoluutselt. Ei, see on fakt selles suhtes, et eripedagoogika koolitustes räägiti sellest päris tõsiselt, et kui tõesti on 1. klassi lapsed, on poiss ja on tüdruk, mõlemad tegelikult on autistideks, siis tütarlaps oskab seda varjata ja see ei pruugigi päris pikka aega esile tõusta see probleem, et kuulge, tütarlapsel on ka ikkagi midagi viga. Ja täpselt nii ongi. Aga see ongi see naisteks olemise rõõmud siis ju, et naised tahavad ikka rohkem teistmoodi olla. Tahavad olla viisakad, tahavad olla toredad, eks, ja proovivad kõike teha, et kõigile meeldida ja sulaselgelt see ongi see punkt, kus võib varjatuks jääda.
mis tegelikult minu jaoks ütleb seda, et naistel on teadlikkus kõrgem kui meestel, vabandage nüüd kõikide meeste ees on ju, aga tänu menstruatsioonitsüklile emakale ütleb joog alati, et naistel on teadlikkus kõrgem kui meestel, see intuitiivsus ja tundlikkus ja kõik see. Ja tegelikult see teadlikkus mängib siis asju üle, no näiteks võtame bipolaarsus on ju, bipolaarset inimest ka ei tunta ära tegelikult, ta on oma koduseinte vahel bipolaarne, võib-olla isegi kodus ei teata, et ta on bipolaarne, ta vetsus on võib-olla bipolaarne on ju, ehk teadlikkusega me saame mängida küll teatud diagnoosi üle, aga see näitabki, et see teadlikkus on üpriski kõrge, mida saab tegelikult saaks hakata ju ka selles ravis ära kasutama, on ju. Just, ja siit tuleb kohe, Liisu, sa tahad midagi lisada siia? Ei, ma selles mõttes nõustun jah, tüdrukute peegelneuronid hakkavad aktiivsemalt väga varakult tööle ja nad jätkuvad ja see oskus, see ühiskonnakasvatus, ma ütleks, et see ei ole see, et ainult vanemad, et noh, et tüdrukutel endal on see tahe, vaid ma pigem ütleks, et see on ikkagi ühiskonnakasvatuse küsimus, et meil siiamaani tegelikult ikkagi kasvatatakse ja et millised võiksid justkui olla tüdrukud ja millised justkui võiks olla poisid. Mitte, et ma seda üdini halvaks pean, aga tütarlapsi tegelikult ikkagi koolitataksegi juba vastupidavamaks. Ei no, sa peadki niimoodi, et noh, neid vanakooli õpetusi tuleb ju ikka, et mehed ongi selle koha pealt sellised. Peabki olema niimoodi. Ja, aga samas, et tüdrukud õpivad varakult seda. Tütarlapse puhul on pedagoog, kes oskab asja jälgida, siis ta tegelikult saab suhteliselt kiiresti aru, kuidas see kõik on kunstlik, et teatud asjad, mida ta ütleb, teatud asjad, mida ta teeb, on kuidagi nagu sellised sunnitud liigutused, sunnitud tegevused, sunnitud laused. Nii, Katrin, ja siit tuleb kohe järgmine küsimus, aga kuidas ära tunda? Kuidas ära no täpselt tegelikult, no mis... Kui ma nüüd ütleks täiesti sellisele inimesele, kes ei ole mitte kunagi kokku puutunud, siis see on väga keeruline. Klassikollektiivis on kerge seda märgata, sellepärast, et sa näed, et lapse tähelepanu valdavalt, mitte alati tähelepanu on pigem haju. Aga vaata, aktiivsus ja tähelepanu häire, see koosneb mitmest erinevast komponendist. Kas see laps võib olla nagu pigem aktiivne või tal on probleem tähelepanu puudulikkusega ja need võivad olla ka koos. Et me ei saa ära unustada, et võib-olla üks, võib-olla teine, võivad olla mõlemad koos, eks. Et kuidas seda nüüd märgata, märkama hakkab harilikult pedagoog siis, kui ta näeb, et laps ei keskendu, õppeedukus ei ole piisav ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma ikkagi arvan, et kui laps on ikkagi ATH laps, siis tegelikult on lasteaed see koht, kus võiks märgata, sest vanem on hästi subjektiivne. Sa ei oska hinnata oma last, ka minul on endal raske oma laste hindamisega. Aga tegelikult lasteaed võiks olla see koht, kus ta kaardistaks ära lapse, kellel on raske toime tulla. Nii lihtne see ongi. Mina küsiksin see toimetulek, okei. Mida tähendab, kas siis aktiivsus ja tähelepanuhäire ja tähelepanuhäire, kas siis, kui ei ole aktiivsus, tähelepanuhäiret on lihtsalt nagu tähelepanuhäire, kas siis see laps on laisk, aga ikka ei pane tähele? Absoluutselt mitte. See laps on tegelikult klassikollektiivis on täitsa tubli, nagu näed, et ta on püüdlik, aga ta mõte näed, et ta ei suuda keskenduda, ta üritab, ta on hea laps, ta on tubli, eks. Ta ei sega kunagi kedagi, aga sa näed, et ta vaatab, kas ta võtab aknast välja, eks ole, siis ta mõtetes kuskil uitab mujal ringi, et selles suhtes, et need võivad olla täiesti, ma ütlen, et üks ja sama häire võib olla niivõrd erinev ja mõni on aktiivne ja aktiivsuse käigus muideks päris hästi pöörab tähelepanu asjadele ja pärast küsid tunni lõpus, hops, kõike teab, et need elemendid võivad olla väga erinevad ja need tahud on väga erinevad. Vaata, siin ma praegu ise mõtlen pedagoogina, et kui mina olin klassi ees, siis need lapsed, kelle füüsiline keha tegi kogu aeg mingisuguseid hookus-pookusi, seal oli kohe aru saada, ega ta väga tähele ei pane. Aga oli lapsi, kes olid hästi vaiksed, sa isegi aasta jooksul sa teda ei näinud, on ju. Aga tema hinded nagu kuidagi olid nagu niivõrd kehvad, et siin siis oli see mitteaktiivsusega tähelepanuhäire, on ju. Aga ta kunagi tundi ka ei seganud, siis nagu ei saa nagu siis nagu lased tal olla ja tema laseb sul olla ja kui suured klassid on, vaata, siis tegelikult peaks nagu jõudma iga õpilaseni. Ja siis, kui sa küsid ta käest, aga kuidas sul on ju, et räägime sellest, siis ta on veel vaikne ka, siis ta veel ei ava ka ennast, et siin on siis see autismispekter tõenäoliselt juures. Ühesõnaga, sellel hetkel, kui mina õpetajana töötasin, see oli nii ammu, see oli
20 aastat tagasi, siis ma ei teadnud sihukestest asjadest mitte muhvigi ja nüüd ma lihtsalt sinu jutu peale praegu vaatasin, et mul oli klassis päris mitu tükki. Aga Seda aastad saab tagasi oli. väita, Gertriin, seda saab väita puhtalt ainult siis, kus ei ole psühhiaater. No selles suhtes, kui psühhiaater on teinud lapsele testid, eks ole, ega ATH ei välista ka madalat intellekti ja nii edasi ja nii edasi, et mõnikord see laps seal klassinurgas, kes on hästi vaikselt, ei oska või tal ei kinnistu, eks ole, ja nii edasi. Siin võivad olla ka muud probleemid. Et sa pead olema endas päris kindel, aga ju pedagoog ei diagnoosi kedagi, eks ole, pedagoogi kohus on märgata. Ma märkan, ma palun vanemal siis konsulteerida erialaspetsialistidega ja spetsialist, kui tema paneb diagnoosi, siis tänu selle diagnoosile suudan mina edasi toimetada, siis ma tean konkreetselt, vot on nii, nagu ma arvasin, eks, et minul ei ole karjääri jooksul juhtunud mitte ühtegi korda, et ma olen eksinud. Mitte ühtegi korda, aga ma olen ettevaatlik, ma räägin neil teemadel väga soojalt, südamlikult, et mina tõesti ei ole see, kes diagnoosib, ja mina saan ainult viidata sellele, et ma näen, et on probleem, et teeme koostööd, vaatame, kuhu meid see koostöö viib. Nii, Liisu, mida sina arvad, et kuidas siis ära tunda, mis on sinu kogemus? No jah, selles mõttes, et see osa on juba kokku võetud. Et noh, eks ta jah, niimoodi ongi. Ma ise nagu tihtipeale mõtlen, nagu oligi just see, et sa pead ikkagi väga kindel olema, et milles see asi on, et kuulad seda ja siis nagu jäi kuidagi mõtlema nagu, et milline mina kooli ajal olin, et tegelikult mina olin ka täpselt ja sihuke sisse ja välja ja praegusel momendil ju ka tegelikult, et võin siin aknast välja ja võiks ju mõelda, et ma ei kuula, aga tegelikult ma kuulan ja samal ajal mõtlen oma mõtteid, et see oskus on mul kogu aeg olnud. Ja mõtlen, et ei ole diagnoositud, kuigi tegelikult, samas ma ei tea, kas mul oli raske või ei olnud raske. Nagu minu ajal, kui ma koolis käin, sa lihtsalt pidid hakkama saama. Ja Ma vastan sellele kohe, see on väga lihtne, sul ei olnud väga raske, sellepärast, et kui sul oleks olnud väga raske, siis tõenäoliselt oleksid sa õppinud pärast erikoolis. Kohe juba vastan ära. Väga raske on, ma arvan, et neiukesed, te tõenäoliselt, ma võin siin eksida, aga te ei ole vist väga rasket näinud. Mina julgen väita, et ma olen. Liisu ka kindlasti on, ja tema töötab ka siukses asutuses, on töötanud, kus on seda näinud. Aga kuidas ära tunda? Vaadake, meie ajal oli veel selline back in my days, tegelikult oli hirmufaktor. Hirmufaktor tõmbab kõik kohe kohale. Kõmm! Olid õpetajad, kes tulid sisse ja sulle tegid juba püksi, tead sellest hirmust, et mis hinde sa saad või midagi. Aga tänapäeva lastel õnneks seda hirmufaktorit ei ole ja võib-olla sellest tuleb ka see põhjus, miks nii palju diagnoositakse, et lapsed on nagu vabamad selles, millised nad tegelikult on. Tuli lihtsalt siuke mõte. Järgmine küsimus on hästi huvitav. Nüüd me teame, et ATH on 0-100, on ju. Et ma arvan, et siin on siis küsitud seda väiksemat versiooni. Kuidas leevendada ilma ravimiteta? Vanematena mina ütlen ausalt, kui minu lapsele tahti panna peale epilepsia ravim, siis ma aasta aega ei lubanud seda teha. Ma ütlesin arstile, meil õnneks arst oli minuga diskussioonis. Ma küsisin, kas ma võin aasta aega katsetada midagi muud. Ma kartsin seda, et nagu see aju areneb ja siis see, nagu see arst ütles ka, et aju areneb selle väedi najal ja kui see väed kukub ära, siis me ei tea, mis sellest edasi saab, sellest ajust nii-öelda. Ja see hirmutas mind nii ära, ma ei tahtnud seda väeti sinna panna. Ja ma tean, et paljud vanemad ei taha ravimit, nii et kuidas leevendada ilma ravimiteta? Liisu nüüd. Okei, ma tahtsin sinu seda juttu kommenteerida. Tähendab, ütleme niiviisi, et minu kogemus on, minul on olnud õpilane, kellel on väga-väga raske epilepsia vorm olnud tänu sellele, et tal oli ära opereeritud ajukasvaja. Ja ütleme nüüd niiviisi, oleneb tõenäoliselt ravimitest ka, aga väga paljude epilepsia ravimitega ei panda juurde mitte ühtegi aktiivsus- ja tähelepanu häireravi, kui see ei ole nagu nii must, eks, et laps ei tule toime, aga valdavalt ikkagi ravitakse epilepsiat. Ja me seda ravimit ei tahtnudki. Nii, Liisu, kuidas leevendada ilma ravimiteta? No, kui me räägime siis lihtsamakoelisest versioonist, selle juures ma isegi siis, ma arvan, et
liigitaks kohati hardi sinna alla, siis pigem need ongi fookusõpped, need on hingamised. Näiteks täiskasvanud Liisu on õppinud, et tegelikult ei pea kruusi täis kohvi käima üksteise järgi 5 korda ja mõelda õhtul, et miks mul see ärevushoog juba ka nii hulluks on läinud, et tegelikult on toitumine, kõik see suhkur, mida sa sisse sööd, kofeiinid, tauriinid ja nii edasi. Ja selle juures värske õhk tundub nii kuradi lollakas, tegelikult peab paika, mine tee üks kardiokõnd, mine jaluta, mine tee fookusharjutusi, kui sa ei pea tegema tegelikult isegi fookusharjutust, mine lihtsalt kõnni metsas kuula linnulaulu, et sa ei anna oma ajule väga palju impulssi mingite ekraanidega, seda puhkust on vaja. Ja seda on vaja nii täiskasvanutel kui vaja on ka lastel. Ja tegelikult on meil olemas jälle tegelikult ka erinevad vitamiinid tõmbavad, magneesium tõmbab väga kõvasti närvilisust alla, väga kõvasti. Ma seda aru, et ma räägin magneesiumist nagu ma ei tea, mis imeloomast, et autism ja ATK ja nii edasi, aga ta on väga tugev rahusti, lihtsalt neil on väga palju erinevaid tüüpe, sest peab teadma, mis magneesiumid, mille jaoks sa sööd. Ja samamoodi taimeteed, et noh, et kui sa oled täiskasvanud inimene, vaheta palun oma igasugused kofeiini asjad juba mingi taimetee peale, siis on juba ka tegelikult on tajub, et mina ka oskan 150 teemal rääkida ja siis ma mõtlen, miks mu mees mulle sihukese näoga otsa vaatab, nagu mitte midagi aru ei saaks. Aga tegelikult oli asi minus, et noh, tänaseks päevaks ma ikkagi oskan ennast natuke paremini kontrollida ja ma olen 1,5 aastat kõvasti tööd teinud selle nimel, et ma ei mõtleks 150 erinevat mõtet, et mul ei tekiks ebavajalikke südameklopimisi ja nii edasi. Et noh, tegelikult ma tean seda ebamugavustunnet, ma tean, et ma pigem oleks vist, võib öelda, et sinna juurde tegelikult tütarlapsed tihtipeale, kui nad on seal ATH-d, kui nad on seal natukene autistid, siis sinna sisse tegelikult põimub lõpuks mingisugune korralik vaimne haigus, ka seda toetavad väga paljud uuringud ja uurimustööd. Et tänu sellele maskimisele ja kõigele sellele oled sa iseennast nagu nii palju pidanud alla suruma, et tegelikult mingist momendist kulmineerub sealt välja ka väikene depressiivsus, väikene alaväärsuskompleks, millega tuleks tegelikult kõige enne tegelema hakata ka ATH ja autistide puhul, enne kui me lähme üldse muude ravimitega, et jälle see. Ma tahaks natuke keskenduda ka ikkagi ka sellele, mis on sinu keskkond ja mis on sinu hingekene seal sees, et noh, et ravimitega peale minemine on minu arust kohe niikuinii julm. Kõige enne tuleb ikkagi vaadata ümbruse üle. See on hästi huvitav tõesti, et kuidas näiteks minul näiteks maksaprobleemid, teise tüübi diabeet on ju, keegi nagu üldse toetaks maksa on ju, puhastaks maksa ära, kõigil on gamma 2 lihtsalt, paneme seda ravimid peale on ju, ja ära sa siis elustiili väga muuda ja kõike see, et just ATH puhul ka, mida ma näen, ma tegin ise sihukese katse, ma kutsun kõiki kuulajaid katset tegema. Jäta 9 kuuks ära kogu valge suhkur ja ka kõik muud suhkurud, 9 kuuks, palju pole vaja. Ja siis võta see üks jäätis ja mul üks tüdruk karatetrenist ütles, et ta arvas, et ta peab endale kiirabi kutsuma. Tal läks süda nii lappesse. Tema tegi ikka väga korraliku puhastuse, et ATH ja meil oli enesekaitsetrenn, siis me kõigile ATH-katele, kes sisse astusid, me ütlesime vanematele niimoodi, et järgmine kord komme ei anna. Vasta, meie pidime selle kommi seal sees liikumisega ära kulutama, laps läks väga rahulikult koju, aga need kommilapsed olid seal rivis kõik siuksed opa, et see suhkrumaksu vastu mina ei ole, minu pärast keevitagu nad seda juurde palju tahavad, aga ärgu valetagu, et see on nagu tervise heaks, et kui nad ütlevad, see on tervise heaks, siis toogu tervisliku toidu hinnad alla, on ju. Siis on nagu asi õige sildi all tehtud, on ju. Et lapsed saaksid osta endale siis tervislikke asju, mida nad saaksid süüa. Et selles mõttes ma olen Liisu sinuga täitsa nõus ja mind aitaski emotsioonide vabastamine, et see ärevus ära vabastamine sealt alt. Nii, Katrin, kuidas leevendada ilma ravimiteta? Tead, ma olen absoluutselt kõigega nõus, selles suhtes toitumine number 1, režiim 100% pead ikkagi kinni pidama, väga konkreetsed reeglid. Ja kõik me mõtleme, et oi, lastele ei meeldi reeglid. Tegelikult laste jaoks loovad reeglid turvatunde ja ATH lastele tegelikult väga meeldivad reeglid. Oleneb, kuidas sa põhjendad, miks need reeglid on sinu poolt talle määratud, eks.
sa lähed diskussiooni, põhjendad ära, ta tuleb nendega toime ja ta tunneb järjest enam, oi, ma oskan, ma suudan, ma teen, eks. Väga konkreetsed reeglid, väga konkreetne toitumine, suhkruga ma olen nõus selles suhtes, ma nüüd ei tea, kuidas kõike suhkrut nagu ära keelata, eks on ju, et tegu on kui on tegu lastega, eks, siis ma arvan, et ikkagi puuviljast saab hästi palju suhkrut ja nii edasi, et ma arvan, et see toitumine, tegelikult teadlased ütlevad ka, et toitumine ikkagi väga palju mõjutab, väga palju, aga tõesti reeglid, ekraaniaeg, see on suurepärane, et ATH lastele väga meeldib vilkumine, igasugused tuled, sähvid, äge, vinge, on ju. Et aga pigem natuke ikkagi piirata, mitte natuke, vaid oluliselt, olgem ausad. Värske õhk, loodus, sport, kõik. ATH-le ma üldse No ma näen ise. Ekraani kätte ei annaks. Ja Liisu. No ma näen enda praktikas, selles mõttes mina ei ütle, et ma ei anna üldse, et ma ei annaks, mina annan, sest ma näen ka seda, et kui ma olen ikkagi piisavalt nõmehardiga, et ma ei anna tal üldse mingit ekraani või niimoodi, siis meil kaob ka see side ära, et sorry, sa ei ole mu sõber, vaata, sa ei ole mu sõber. Et ma pean ju natukene nagu austama ka seda, mis on tema huvid ja mis talle meeldivad. Aga kui ma nagu, meil on nagu range see YouTube'i piirang, et kui ta ikka vahepeal saab, et ma ütlen päris ausalt, et see on tegelikult nagu kole vaadata, et sa vaatad, et su laps on nagu narkolaksu all tegelikult. Et kui sul on natukene seal võib-olla teistsugusem autistlikum laps, natuke raskekujulisem ilma kõneta nagu väikse kõnega, nagu minu laps on, siis sa sealt kehakeelest ikka sa loed välja nagu ikka väga-väga kõvasti peale. Ma lähen tuppa, ta vaatab mulle otsa, telekas kinni, ma vaatan otsa, ütlen, et aga kuidas YouTube'iga oli, ta vaatab mulle otsa, et ei YouTube'i, ei tohi. Ma räägin, no tõesti, aga silmapupill on laienenud, ma ütlen, davai ruttu õue, marss õue. Mis sa räägid mulle sihukest juttu, ei tohi, ma tean küll, et sa olid, et selles mõttes on ta mul nagu ikka kaval ja tark ja ta paneb ilusti kinni, ta teab, mida ta vaadata ei tohi. Aga sa tõesti, sa vaatad, et laps on nagu, et see on hullem kui kuradi 2 jäätist, ma ütlen. Ausalt on. Et kui nad leiavad need oma õiged videod ülesse, mida on hästi palju, ma ei tea, kes see toodab neid nõmedaid videosid, ausalt. Siis see on ikka päris õudne. Ja kui on juhtunud olukordasid, kus mina ei olegi seda kontrollida saanud ja ta on saanud olla täpselt nii, nagu ta tahab, siis oledki reaalselt nagu võõrutusravil. Ja sealt kohe tuleb agressiivsus välja, kohe tulevad ikkagi meeletud vihapursked, nutupursked, kõike tuleb. Aga siis ma puhastan ära, sest ma vaatan, et siis pilt läheb normaalseks, kaob see autistlik ärakadumine, mis tegelikult, ma räägin, et paljud inimesed ei teagi, et tegelikult on ühel autistlikul lapsel võimalik autistlik tulukene silmist isegi kustutada, et tuleb nagu tagasi. Eile mul oli ekraanide teemal kursus ja seal me rääkisime, kuidas sõltuvust ära tunda on ju ja jagasin oma seda, et seda kursust saab järgi kuulata ja järgi osta, et see oli nagu super hea. Inimesed ütlesid, et nad said rohkem teada väga suhete kohta, et miks mina ütlesin, et mina ei annaks, oli sellepärast, et epilepsiahaige lapsega siin ei saa vaielda. Temal see põhjustab hooge ja kui sa tead, et pärast igat hoogu võib asi lõppeda väga traagiliselt, siis minul oli kindel ei, no go on ju. Ja siis kui sa tead, miks sa midagi teed, siis sa oled hästi kindlameelne selles suhtes. Nii et leevendada saab tegelikult väga palju on ju ja mida see leevendamine nõuab, ta nõuab lapsevanema aega ja kohalolu. Ja vaat see on üks asi, mida väga tihti ei ole ja mida ma lahutatud peredes näen, on see, et aga minu juures tema teeb kõik nii nagu peab, aga näiteks isa juures sööb pitsat on ju, paneb jätsi ja istub kogu aeg ekraanis, et siin peaks nagu lapsevanemad ka aru saama, et kellega neil on tegemist ja millega neil on tegemist. Aga mind kõnetas väga see, mis Katrin ütles, et ATH lastele meeldivad reeglid ja ma oleks kohe vaidlusse läinud. Ja mulle meenus üks ema, kes ütles, et tema lapse sai selle ATH diagnoosi ja kõige suuremaks üllatuseks oli see, et lapse käitumisprobleemide taga oli reeglite puudumine. Ja see laps tegelikult ihkas reegleid üle kõige. Ta tahtis teada, kuna on magama mineku aeg, ta tahtis teada kõike. Ja niipea, kui see ATH laps sai endale reeglid ja teda häiris kõige rohkem see, kui täiskasvanu ei lasknud ta reegleid täita. Ja siis ta oli nagu nii õnnelik, kui ta sai oma reeglid paika ja tema selline liigne aktiivsus ja kõik see hakkas maha rahunema. Teda väga häiris see, kui keegi plaane muutis ja siis ma sain aru, et okei, et ATH on ikka väga huvitav. See oli hea märkus, et katsetage oma ATH lastega, et vaadake, kas reeglid on, kas teil on siuke ATH spekter, kuhu reegel mõjuks hästi.
No see laieneb juba autismi spektrisse ka samamoodi muidugi, ja sealt juba võiks tegelikult üle ka vaadata, et noh, mida meil ju, see veel ei ole populaarseks saanud, see diagnoos, aga OCD tegelikult ehk siis obsessiivkompulsiivne häire tegelikult isegi on natuke rohkem selle koha pealt nõudlikum, et ma tahan teada täpselt, kuidas need asjad on, aga noh, obsessiivkompulsiivsesse käitumisse läheb ka tegelikult sundmõtted ja kõik need, mis ka tegelikult ilmestab seda vajadust enda ümber kõike kontrollida ja ma tahan aru saada, mis toimub. Nüüd tuleb hästi huvitav küsimus. Kas on võimalik ja kuidas panna ATH lapse kasuks tööle? Noh, naised, kellel on käsi püsti. Tead, kätt ma veel ei tõsta, mul on siin niimoodi nagu poolenisti tõstetud. See on ülikeeruline küsimus selles suhtes, et mulle väga endale meeldivad ATH lapsed, mulle meeldib veits nende impulsiivsus, mulle meeldib see, et nad teevad seda, on ju, et nad ei karda nii palju kui tavalapsed, sest neil puudub see hirmutunne, et samas on see hea, et ta suudab, kui ta suudab hoida enesedistsipliini, siis ta suudab teha mingit spordiala ja ma väidan, et päris hästi. Ma ei hakka siin nimetama teatud isikuid, kellel on ATH olnud, on ju. Et neist on saanud tippsportlased. Hakkame nüüd mõtlema, kes meil käis tütarlaste erikoolis ja kes oli absoluutne Eesti tipp, on ju. Et selles suhtes, et ma räägin, et seda saab enda jaoks täiesti ära rakendada, aga ma ütlen, et see eeldab ikka tohutut enesedistsipliini. Me jõuame jälle enesedistsipliini juurde ja vaadake, väikestel lastel see puudub. See ei peagi olema veel, talle see õpib, ta kujuneb, on ju, tema isiksus kujuneb, distsiplineerib ennast ikkagi valdavalt täiskasvanu, eks. See on minu arvamus, nii et ma arvan, et saab. Liisu, mis sa arvad? Ja ma olen ka nõus, et selles mõttes, et sina oled ikkagi see, kes alguses annab need vahendid lapsele kätte, sina oled ikkagi see, kes juhib seda tähelepanu ja aitab neid mooduseid leida, mis oleks nagu sinu jaoks parem. No, see on nüüd see koht, kus on vaja seda individuaalset lähenemist, mida igal pool pakutakse, aga tegelikult päris vähestes kohtades pakutakse ja antakse. Et leiame nagu selle variandi, mis on nagu sinu jaoks hea. Ja täiskasvanud inimesena, noh, see on kusjuures ma ütleks, et väga julge väljaütlemine, et täiskasvanud inimestel on distsipliin. Ma vaatan ringi, ma ikkagi näen üpris vähe täiskasvanud inimesi, kellel on olemas distsipliin. Et ma pigem vaatan, et on juba nagu meie ühiskond on tegelikult minu arust natuke liikunud suunas, et kui sa ei taha, ära tee. Ja tegelikult on okei, kui sa ei taha. Ja tegelikult et see veits on läinud nagu sinna, et kui asi inimesele natuke pinget tekitab, siis ära tee, see võib sulle hullusti lõppeda, aga tegelikult iga pinge ei lõppe hullusti, mõni pinge lõpeb eduga. Ja natuke, et jälle, et sinu töö täiskasvanuna on reguleerida, et kas see lapsele tekitab nüüd sellist stressi, et see lõpeb mingi voodi märgamisega, on ju, oleme ekstreemsed, või see tegelikult tekitas selle stressi ja kõhuliblikad ja pärast on meeletu võidurõõm ja lapsel tekib, et mis see oli, mis see on, mida ma praegu tunnen, mis enese ületus see oli, et ma näen oma lapse kõrvalt seda, et mõnikord ma näen, kuidas ta pusib ja ma näen, kui raske tal on ja ta muutub juba tigedaks ja ma lihtsalt minu töö on seal kõrval olla ja öelda, hingame. Võtame rahulikult. Pane 2 jalga nüüd maha, palun, ära ole kikivarvul. Et see grounding on ju. Ja siis, kui ta lõpuks siis oma pusimisega hakkama saab, see nägu, kui see kogu see pinge sealt näost ära läheb ja need põsed lähevad roosaks ja kui nagu ma ei tea, miks ma talt seda eneseteostamise rõõmu peaksin tahtma nagu ära võtma, lihtsalt sellepärast, et ma ei taha. See on seesama, et me ei taha nagu KTH lastele ei taheta nagu challenge'it anda, et arvatakse, et see peab olema nagu üdini zen olek, ei pea olema kohad, kus sa saad põleda ja lähedki toimetada, aga see kõik peab olema parlanksis, et see ongi täpselt see, et okei, täna said palju rohkem, natuke rohkem ekraani, aga selle võrra rohkem me läheme täna ja möllame õues, on ju. Või kas või suhkruga, lihtsalt tasakaal, inimesed ei oska tasakaalu hoida ja inimesed, ma räägin, mina praegu vaatan ühiskonnas ringi ja ma ei näe tegelikult distsipliini, ma näen kerget loobumist ja distsipliiniga minu arust tuleb ka vastutusvõime ja ma ei näe ka seda,
aga selle kohta öeldakse, vaata, et laps on kodupeegel, et noh, nii nagu valitsus ees, nii tahavad inimesed järgi ka teha, et kui sul ei ole vastutust, siis selline on ka su rahvas. Oi, Liisu, nüüd sa mainisid valitsust ja vastutust ja sellest me saame aru. Aga teate, mis mul praegu tuli pähe või? Ma olen tänu oma ATH-le, ma olen hästi siukene, noh, täna muidugi mul oli see hästi suur see põlemine ja kiirelt sisse, kiirelt välja, aga kui ma tõmbasin kuskile sisse, siis ma tõmbasin ideed ja rattad käima. Aga ma tõmbasin käima ära, ma tõmbasin uttu, ega mina neid edasi ei viinud. Selles mõttes peaks igas seltskonnas, igas firmas olema üks ATH, kellel sa ei oota muud, kui et ta tõmbaks asja käima ja niipea, kui tal see nagu ära kustub ja lased tal edasi minna ja siis ülejäänud meeskond võtab selle asja tööle. Praegu mul köögis tehakse raamatupidamist. Minu mees on just siukene, noh, kui ütleme, mina olen nagu ATH aktiivsus tähelepanu häire, siis tema on nagu pigem siuke autist, et temale väga sobib see, et ta viib selle raamatupidamise lõppu. Et tegelikult saab küll ATH-d enda kasvaks ära kasutada, aga siis teised peavad ka saama sellest aru, vaata, et see ongi see, mida sina teed. Ma ei oota sinult rohkem, on ju? Ja Liisu? Vaata, kui ma sind praegu kuulen, et noh, et sina oled nagu ATH ja mees on nagu autist ja siis ma mõtlen, et aga kuidas see vaata võimalik on, et mina olen ka nagu ATH ja mees on ka nagu mul autist, et need on vaata need kohad, kus ma tahakski nagu natukene ühiskonnale otsa vaadata ja küsida, et kas kogu aeg on see diagnoos ikkagi nii vajalik, et mulle tundub, et meie ühiskonna arengusuunad on tegelikult üpriski sarnased, meie ühiskonna kasvamine, et noh, et ma arvan, et see natukene läheb ikkagi siuksesse sotsiaalpedagoogilisse kasvamisse üldse, kuidas meie arengusuunad on olnud ühiskonnana, et sellepärast on ka ATH minu jaoks, et miks ma küsisin alguses, kas me räägime lastest, kas me räägime täiskasvanutest, et minu jaoks on see nagu nii naljakas teema selle koha pealt, et ma mõtlen nagu, kuidas on areng, et näiteks minu lapsepõlv algas väga rahulikult, meil oli väga palju õueaega, ma mäletan, et oli alati lause, õues on ilus ilm, miks sa toas oled? Ja vaata, see on üks põhjus, miks ilmselt ka jäi minu ATH diagnoosimata, sest ma olin õhtuks ikkagi niivõrd väsinud puu otsas ronimisest, et ma lihtsalt kukkusin. Ma ei jooksnud mööda tuba ringi ja samamoodi, kui ma nagu, noh, ja samamoodi koolis jooksmised asjad, on ju, et noh, et ärge keelake ära, las need jooksevad vahetunnis ära, sest neil ongi hea tundi vaata tulla tegelikult, on ju. Et siis ma nagu mõtlengi, et miks ma küsisingi, et noh, et see kuidagi meie need arengusuunad, tänapäeva lapsed, kui palju sain mina oma lapsepõlvest samme täis ja kui palju saavad tänapäeva lapsed samme täis, on ju. Ja siis selle juures siis ma võtangi, et ja siis see järgmine arengusuund, et kui mina olin seal kuskil pubekas, hakkasid siis alles tulema ekraanid. Ja mina nüüd 20-aastaselt sain seda skippi, mis tegelikult ka kiirendab seda kärsitust, kõike seda, et ma ei jaksa enam, ma ei taha vaadata, ma ei pea vaatama kiiresti. Et noh, kas see lihtsalt ikka on nagu siuke geneetiline ATH, mis kuskilt tuli või on see nagu siukene ühiskonna kasvamine, mis on nagu kuidagi tulnud. Et noh, selle koha pealt ma natukene nagu pööritan silmi ka vahepeal, kui et noh, et mul on ATH, et tegelikult me oleme kõik nagu üpriski sarnaste koduste olekute ja lapsepõlvedega tegelikult, et ma arvan, et me oleme meeletult erilised. Noh, tegelikult ei ole, meil on väga-väga sarnased lapsepõlved, meil on väga sarnased lapse kasvatamismeetodid, valud ja nii edasi. Et siis ma nagu vahepeal jah mõtlen, et kas see on ikkagi nagu geneetiline mingisugune pervasiivne häire või on ta ikkagi natukene ühiskond, et noh, et pervasiivne häire on muidugi autism, aga igatepidi, et tegelikult see ATH tuleb minu arust kähku ja see on ka üks põhjus, miks ma tihtipeale nagu, kui ma näen seda koolisüsteemis, siis ma tahan alati küsida, et kelle jaoks see diagnoos on. Sest see on ka üks väga oluline küsimus. Kas see diagnoos on selle jaoks, et seda last aidata või pigem selle jaoks, et miks me seda last enam aidata ei saa? Sest seda versiooni ma näen ka ja ma näen, kahjuks on ka mul pedagoogist sõpru, kes on öelnud, et ma näen ka seda, kuidas lapsed lähevad, tirivad oma lapsed, teevad selle diagnoosi ära ja siis pärast ükskõik, mida ma ka ei räägi, et kuidas me võiks teha koostööd, vaadatakse mulle otsa, öeldakse, aga mu lapsel on ATH, mida te tahate? Ja, kuule, nüüd me jõudsime hea huvitava teemani, ennem kui ma loen uue küsimuse. Mina ei julgenud oma lapsele epilepsia diagnoosi lasta panna, sest mina kartsin seda, et õpetaja tõstab käed üles, ütleb, tema enam minu last õpetama ei pea. Et olen näinud ka selliseid asju, et see diagnoos on vahepeal ka selleks, et siis osad õpetajad lükkavad selle lapse taha nurka, ütlevad, et
et noh, tema õpib seal ise, et temal on eraldi õppekava ja ka eraõpetajana mul on siin paar õpilast, kellel on ka siis diagnoosid pandud ja mina näen ainult seda, et lapsel on jäänud 6. klassi murdudesse auk, laps ei ole nagu juba on alla antud, ega ta eksamile nagunii seal väga midagi eriti tegema ei lähe. Ja siis ma mõtlengi, Liisul on väga hea küsimus, kellele see diagnoos on, et Katrin, räägi siis õpetajatest ja kuidas miks see diagnoos siis selle koolisüsteemis on vajalik ja mida mitte teha ja mida teha? Nii, mulle antakse niivõrd raske teema nüüd. Ma vastan, ma vastan ainult seda, et tegelikult kuigi ma olen töötanud ka tavakoolis ja ka praegu osaliselt töötan tavakoolis, siis mu põhikoht on ikkagi erikool ja ma ei saa, ma tean kõiki neid lugusid, ma olen neid lugusid kuulnud, mis sina mulle räägid, on ju, tavakooli baasil, aga mina ütlen, et tegelikult erikoolis on diagnoos on ikkagi selleks, et õpilast saaks aidata. Sest kui erikoolis, kus on tegelikult tõhustatud toega õpe, eritoega õpe ja nii edasi, on nähtud, et laps jääb hätta. Vaata, siis see laps suunatakse, ikkagi palutakse, mitte suunamine on väga vale sõna siin. Palutakse konsulteerida psühhiaatriga, siis sel juhul, kui juba eritoe ja tõhustatud toega laps jääb hätta süsteemis, siis ta valdavalt ikkagi vajab medikamenti. Kui selline laps on tavakoolis, ma olen fantastilisi lugusid kuulnud, eriti viimasel ajal just sinu käest, Gertriin, et ma arvan, et ma võin isegi sinuga praegu siin nõustuda, sest need viimased kulminatsioonid ja need lood, mis ma kuulnud olen, siis mulle tundub, et see laps jääbki tagapinki tõepoolest, eks. Aga mina ütlen, et mina oma igapäevatöös ikkagi leian, et see on absoluutselt ainult lapse jaoks, sest eritoel olev laps või tõhustatud toel laps on juba diagnoositud. Tal on midagi, kas tal on kõne, kas tal on kuulmine, kas tal on mis iganes, eks. Et siis, kui see laps vajab tõesti lisamedikamendi toel, eks, siis ma leian, et see on ainuüksi, see on ainult lapse enda jaoks, sest mina tegelikult juba tean, mis tal on. Olgem aus, ma tean, mis tal on, isegi ilma diagnoosita. Mul ei ole diagnoosi vaja. Ja ma pean teda aitama niikuinii. Ma tean, mis see diagnoos on, ta on mu klassis ja ma teen maksimaalselt kõik, mis on võimalik, et teda toetada, teda kui indiviidi. Viia tema võimed absoluutse maksimumini, et jah, et ma ütlen, ma olen liiga eriline siin praegu, et seda üldse kommenteerida. Tõenäoliselt, sest ma ei näe selliseid asju nagu igapäevaselt, ma näen ainult seda, et sa töötad lapse heaks. Ja Liisul on käsi püsti, aitäh, Katrin. Ja selles mõttes, et erikoolis on see jah, teistmoodi, kuigi näiteks kui ma näen autistlikku last niimoodi raskemakoelist ja kui talle tahetakse tihtipeale ATH panna, siis ma ei tea, kui paljud inimesed on näinud, see on tegelikult ju internetis täiesti kättesaadav informatsioon, et kui sul on näiteks, ma ei tea, keegi näe nüüd, on ju, aga on olemas täiesti ringid, on autismiring, on ATH ringi, seal keskel on tegelikult läpsing, mis näitab seda, et nii autismil kui ATH-l on väga-väga palju ühtseid nagu väljundeid, väga palju, no mis see sõna nüüd on, kuidas see, mul ei tule nii lihtne sõna välja nüüd, noh. Sümptomeid, vot, et väga-väga palju ühtseid sümptomeid, siis mina tihtipeale olen ikkagi ka pigem just vaadanud ka väga raskakoelist autisti ja küsinudki, et mille jaoks ATH sinna veel juurde panna, et just nimelt esiteks see on ilmselge ja noh, näiteks mõndade punktide puhul mina näiteks vaatan ja mõtlen, et need on need samad punktid, mis niikuinii tulevad ka, et kui ma temaga tegelen praegu siin, siis ma pean neid arvestama juba seda puhtalt sellepärast, et ta on autistlik ja need jooned on juba seal olemas. Ma ei näe põhjust, et panna sinna juurde see liides ATH. Ja noh, selles mõttes, et mina tegelikult olen töötanud, see viimane rühm, kus ma töötasin, see pigem oli ikkagi rühm, kus oli rohkem nagu ka epilepsia rohud ainult ja ma niisugust ATH ravimid ei näinud, aga meie majas olid need rühmad olemas. Aga jah, et kui ma maja pealt nagu kuulsin või noh, üks poiss mul ikkagi oli ka niisugune natukene tormakam, et siis ma ikkagi jah vaatan, et kui ta on ikkagi, kui need sümptomid nagu kattuvad ATH ja autismi omad, mis ma räägin, et on mõlemas esinevad,
siis mina näiteks ei näe sellel vahet, küll aga nagu võib tekkida paratamatult see, et see laps muutub võib-olla hirmu äratavamaks, et tema on nüüd nagu eriti raske, et tal on nagu autism ja ATH. Tegelikult ma selle koha pealt ma räägin, et seda osa olen ma ise nagu omaalgatuslikult lihtsalt olude sunnil pidanud väga palju uurima ja siis ma olengi vaadanud, et tegelikult need sümptomid, väljundid on väga sarnased nendel ja siis ma vahepeal ikkagi olengi nagu küsinud, et just raskemate kujuliste puhul, et miks te panete seda topeltdiagnoosi. Kui see nagu ravimite väljakirjutamiseni läheb, siis ega need ravimid on ka tegelikult, ma olen näinud edulugusid ja tegelikult ei ole nagu väga, ma olen ka näinud nagu mitte edulugusid. Aga samas tehakse ikka edasi. Ja Katril on käsi püsti. Ja absoluutselt, ma olen viieline, ma soovin vastata. Tähendab, ma tahan siin nagu öelda, tegelikult ma tõenäoliselt oskan sellele küsimusele vastata, et miks seda topeltdiagnoosi tuleb. Kuigi need on tegelikult, ütleme nüüd nii, et kui vaadata nüüd ATH-d ja autismi, siis sageli on nad käsikäes. Kui näiteks on peres on näiteks 2 last, eks, ühel võib olla ATH, teisel võib olla autism, väga sageli see nii on, et tal ei ole mitte midagi muud, näiteks tütarlapsel on ainult autism, poisil on ainult ATH, need käivad käsikäes, aga miks on vaja topeltdiagnoosi? Vaadake, Eesti Vabariigis on nüüd nii, et kui sinu lapsel on kõnehäire, mis iganes, mingi häire, siis sa ei saa puuet. Väga sageli ei saa puuet, sul peab olema topelt, sul peab midagi veel olema. Sest sul on vaja rehabilitatsiooniplaani, sul on vaja teatud teenuseid riigilt saada ja nii edasi, Sotsiaalkindlustusametilt. Ja sageli on vaja, psühhiaater peab lihtsalt diagnoosima selle teise, et see laps saaks teatud teenuste peale. Vot see on ainult lapse enda jaoks ja sageli muidugi absoluutselt, ma olen täiesti nõus Liisuga. Need käivad käsi käes. Kuidas me nüüd suudame eristada, et üks on konkreetselt see, teine on too, ja need ongi selline väike, see on õhkõrn, see vahe. Aga seda on tõenäoliselt vaja teenuste jaoks. Väga hea. Nüüd järgmine küsimus. Kas sellest võib välja kasvada ATH-st? Liisu vastas mida? Kergemapoeliselt on sellega võimalik õppida elama, aga sellest välja ikka niimoodi ei kasva. Nii veider küsimus. Ma olen natuke sõnata sellest küsimusest, aga ei, sellest välja ei saa kasvada ikkagi. Et kui sul on niisugune tore ATH nagu minul on, siis sa lihtsalt õpid sellega elama. On mingi periood, kus sa võib-olla vihkad ennast väga pikalt, sest sa ei saa aru, kes sa oled või mis sa oled või miks sa oled ja nii edasi. Sest et miks ma teen siukseid asju ja miks ma teen siukseid asju ja miks ma tunnen selliseid laineid üle pea koha ja miks mina ei saa hakkama pingetega ja siis vastupidi, miks ma jälle nii kadunud olen. Aga kui me räägime siis nagu lapsest, kes vajab ikkagi abi ja tuge, siis tegelikult on sinu töö seal olemas olla ja mitte oodata, et äkki läheb üle. Et kindlasti ei lähe. Paremaks võib minna. Paremaks võib minna, aga välja ei lähe. Välja ei lähe mitte mingil juhul, aga selles suhtes, et sa suudad seda paremini varjata, eks ju, enesedistsipliin võib olla parem, ütlesid küll, et täiskasvanud, eks. Ma just enne mõtlesin, et täiskasvanu, kuna üldse inimene on täiskasvanu, mina praegu tunnen, et mina olen praegu täiskasvanu, eks on ju 30, mina kindlasti täiskasvanu ei olnud. Et selles suhtes, et ma ikkagi näen oma vanuseid ka ATH-sid muideks. Väga-väga tihti. Ma tean, et neil on ATH, nad ise ei tea, et neil on ATH, eks. Aga ma ütlen, et tegelikult, et kui sa oled selline tavapärane inimene, tavapärane, selline täiesti tavapärane, siis sa suudad ikkagi kontrollida ennast, eks on ju. Ja ma arvan, et see ATH ka, et su enesekontroll järjest paraneb. Me räägime tavalisest inimesest, me ei räägi mingitest, ma ei tea isegi, ma ei julge enam öelda. Ma räägin 40-aastastest praegu, eks. Ma arvan, et ma olen täiskasvanu, eks. Et ma arvan, et tegelikult enesekontrolliga ikkagi sa suudad natukene ikkagi olla rohkem fookuses ja nii edasi, aga jumala eest välja ei kasva.
no kuulge, mina igastahes annan siia küll natukene positiivsema noodi. Mina ütlen, et inimesel on olemas vähemasti 4 keha, 4 nähtust ja ATH-st saab välja treenida ennast küll, kui treenida oma 10 tunnetusvahendit endale selgeks, treenida fookus endale selgeks, õppida neid üles kerkivaid ärevusi ja asju vabastama. Et selles mõttes mina olen küll näinud imelugusid aga samas mind üllatavad just need raskusastmed. Et ma räägin nendest kergematest, nendest asjadest saab ennast välja treenida. Lapsel tuleb hästi kiiresti anda just see õige keskkond, õige toit, kõik asjad, et oleks nagu väga õige, just see stressitase. Lapsel tuleb õpetada stressiga hakkama saamist. Ja siis on võimalik, aga noh, ma mõtlen, et see nädal šokeeris mind sügavustega, mis selle saate kaas on. Ja ausalt öeldes ka mina tõstsin mõne sügavuse juures käed üles. Mina räägin kergemast ATH-st on küll võimalik ennast välja treenida, aga suurtest sügavustest ärge jah, lapse vanemad jääge ootama, et ta nagu välja kasvab, eriti kui me ise ei toeta mitte millegiga, on ju. Et selles ei ole point, jah. Nii, ATH on diagnoos, kust jooksevad piirid diagnoosi ja lapse vahel, kuidas mõista, mis on ATH osa ja mis ei ole. Nüüd on vaikus, eetrivaikus. Liisu jäi vaikseks. Kas Liisu ma võtan nagu alguse lahti või? Ei, ma võin sellele vastata. Ma jäin mõtlema, et see oli nagu nii huvitav küsimus selles mõttes, et oma lapsega peab niikuinii tegelema. ATH või mitte, on minu nagu seisukoht praegu tegelikult sellele küsimusele, et ütle uuesti see küsimus korra. Kohe loen. ATH on diagnoos, kust jooksevad piirid diagnoosi ja lapse vahel ehk kuidas mõista, mis on ATH osa ja mis ei ole. No näiteks ma saan aru, ma tean seda ema, ma saan aru tema küsimuse tagamaast, kui minu lapse epilepsia diagnoosi, siis see, et tal trigerdus emotsioon nagu ülikiiresti, üliüles. Et alguses ma kohe läksin peale niiviisi nagu normaalse inimese puhul on ju, ma ei saanud nagu üldse aru, et seal taga on üks nagu lisajõud, mis kaaberdab lapse nagu totaalselt ära. Ja niipea, kui ma sain aru, et okei, see ongi siis nüüd see epilepsia nähtus, et siis ma nagu sain aru, et minu roll on minna veel leebemalt, aga mitte nagu ütlema, et laps, et sa oled nüüd haige või sa oled epilepsia, vaid aidata lapsel veel selle väikese peenikese jõuga hakkama saada. Et võib-olla siit tuleb just see, et kuidas saada siis aru, et just on ATH, jah. Ja ma just mõtlengi, et tegelikult see on jälle see individuaalne ju lähenemine, et diagnoos või mitte, sa ikka vaata see, et ta materjali, millega sa toimetad, et siin ei saagi nagu spekuleerida, et jälle, et kui sa tegelikult näed, kui sa näed selle iseloomujoont, mida sa näed iseendas, sa näed oma mehes ja nii edasi, siis noh, on võimalik, et võib-olla see kärsitus või niimoodi, et noh, et kas see nüüd on ATH või see on natukene meilt õpitud kärsitus, et noh, et sellist eneseanalüüsi tasub ju alati kõrvale nagu teha, alati nagu mõtle 2 korda, kui sul juba korra tekib mingi kahtluse noot, minu lähenemine vähemalt asjale on ikkagi see, et kui ma ikkagi korra nagu vaatan ja tunnen, et noh, minu arust, et noh, kui see väike noot juba tuleb, jää siis nagu jälgima, jää tudeerima ja vaatama. Ma arvan, et sealt sa saad väga kiiresti aru siis, et kas sa pigem peaksid käsitlema seda nüüd nagu diagnoosiprobleemi või noh, diagnoosiprobleem kõlab nii koledalt, aga et nagu diagnoosist tingitud käitumist või siis on see nagu lapse eripära, et selle koha pealt ma jah nagu arvan, et niikuinii vaatad individuaalselt, et mina näiteks selle koha pealt ikkagi ei ole üldse see nagu nii-öelda diagnoosi inimene, et ma ei pane seda kunagi fookusesse. Mina ikkagi tegelen, mina mõtlen ikka niipidi, et ma vaatan, mis mulle vastu vaatab. Et see on nagu see, millega me toimetame. Vahet ei ole, kas see pliiats siis siit tuleb diagnoosist või sinu lapsest, ta peab oskama sellega joonistada. Idee on selles. Täiesti nõus. Kuulge, teie alustage selle järgmise küsimusega, ma panen ennast korraks mute peale ja toimetan siin, ütleme, et 2 minutit. Sobib? On ju? Okei. Noh, kust te pääsete? Katrinil sõitsid lapsed sisse vist, jah? Nii, nippe lapse rahustamiseks. Kui on ATH laps, siis vaatad on see, et nippe laps... Nippe või? Nippe, okei. No minu kogemus näitab, et kõige parem on see, et ma langen sinna nii-öelda
tema tasandile, et sellistel momentidel nagu need maandamised ei ole üldse head loengud, absoluutselt ei sobi, et ma hakkan nüüd sulle pikalt ja laialt seletama, mis oleks parem, mis oleks, üldiselt ma olen tähele pannud, et kui tulevad siuksed raskemad viperused vahele ja ongi just nimelt seda maanduse osa vaja, mida vähem verbaalsem, seda parem. Esiteks pead sa ise olema seal kõrval väga rahulik. Sina pead olema see üks kindluse tunne seal ees ja võtma selle lapse sinna nagu enda rüppe, et tegelikult see maandamine tuleb väga kõvasti juba sellest, et keskkond on turvaline. Siin oligi just see, et kui laps tuleb näiteks lasteaiast on ju, või koolist, kus ta on siis nööri mööda pidanud kogu aeg kõndima, et siis ta kodus nagu laseb ennast täielikult lahti, et kuidas siis maandada sellist last ja et see oli hea mõte sul, et tema tasemele ja võtta vastu see, mis sealt tuleb. On ju. Ja, et on ka nippe, kus näiteks vahepeal Hardile väga sobis, et tantsime ja möllame. Ja ongi, et ma tean ühte perekonda, kus või nagu olen lugenud ühte kogemuslugu, kus öeldi niimoodi, et iga kord, kui me tulime niisugusest pingelisest olukorrast, siis meie kodus oli nagu, et kui see oli vanemate juures tulemine, et kuna vanemad olid lahus, siis ema ütles, et iga kord mu lapsed olid nagu natuke pinges ja ilmselt olin ka mina pinges ja mingi moment ma lõpetasin selle mustri sellega ära, et me läksime koju, me panime muusika käima, me lihtsalt tantsisime. Me ajasime üksteist taga, me lollitasime ja mitte keegi ei küsinud nädalavahetuse kohta, mitte keegi ei rääkinud nendest, mitte ühestki siuksest teemast. Me lihtsalt mängisime, me lihtsalt olime ja ta ütles, et ja ma tundsin, kuidas need üleminekud läksid kohe teistsuguse noodiga. Et kui enne oli nagu ikkagi see siuke teatav pinge õhus, et just nimelt need samad, et mina ju ei luba ekraani, aga tema näiteks lubab ekraani ja kõik need niisugused asjad, et see osa nagu, et ei olekski seda, sest tegelikult ju tajuvad ka lapsed ära selles mõttes, et isegi kui sa ei ole ju pahane nendega, siis nad tajuvad, et sa oled näiteks pahane ja nad võtavad selle tunde endasse. Ja samamoodi on ka tegelikult see, et kui ta tuleb sealt lasteaiast Hardi pealt, ma nägin seda, kui ta tuli sealt lasteaiast, et oli juba stressis ja ta nägi, et mina olin stressis, siis tegelikult topeltstress oli ka kohe olemas. Ja siis see läheb hoopis teistsuguseks, et pigem oligi hea, et siis ma olen ka kodus, kas me paneme muusika käima, kas me ajame taga üksteist, kas me tantsime, kas me hüppame, et meil on isegi mul on reeglid isegi kirjas, kui on raske, siis kallistame, kui on raske, siis hüppame ja kui on raske, siis raputame. Et raputamise all on see keha raputamine, et tegelikult see siuke väristamine ja raputamine on üks meeletult hea viis, kuidas stressi enda kehast välja ajada. Et see on hästi vana taktika, et lükka ennast ülikrampi, kuni tekib tead värin ja muudkui lõdvaks, pinget, lükka enda lihased pingesse ja lase aga lõdvaks, pingesse ja lõdvaks, et see tegelikult saadab nagu nii hea impulsi kehasse. Et langeda ka samale tasemele, et usu mind, et tegelikult vajad sa lapsevanemale ilmselt ise seda sama pinget, sest lapsevanemale me tahame kohe oma last aidata ja siis me läheme stressi, sest me näeme, et meie väike inimene on katki. Siis me tahame teda nii aidata ja siis me hakkame üle mõtlema ja siis me hakkamegi talle panema võib-olla isegi oma neid tundeid, et Tiibu, kas sa oled nüüd kurb ja kas sa oled nüüd nii, et tegelikult tihtipeale less is more on see lause, et laps on laps ja lapse töö on mängida ja laps tahab nürada ja tal on tegelikult tunduvalt toredam, kui tal on sinuga tore koos olla, et me ei pea kogu aeg rääkima, mis halvasti on minu vaade nagu sellele. Kuule, ma toon siia hea näite, mul tuli laps koolist ja muidu me oleme koduõppel, aga siis gümnaasiumis käis koolis, siis ta tuli tagasi koolist, et oli nagu nii stressi, siis ma vaatasin issand, mida teha, et mul käivitus ka kohe, ma pean päästma seda last ja aga siis mõtlesin, okei, lase välja kõik ja siis ta lasi oma meeletu viha kõik välja ja siis tead, ma tundsin, ma läksin ka vihale. Kurat, ma lasin ka oma viha välja siis kõikide nende õpetajate peale, tead, kes on mulle kunagi haiget teinud. Siis me koos vihastasime ja me koos lasime viha välja, siis me koos naersime lõpuks. Et selles mõttes mine koos lapsega selle tunde sisse, see on tegelikult hästi nagu hea, siis ta saab aru, et sa oled ju koos temaga, et sa ei ole nagu see, kes ütleb, oi, ole hullu ja nupsu-tupsu ja väga hea. Katrin, kuidas siis maandada ATH-last? Rahustada? Tead, ega ma olen valdavas enamuses ikkagi nõus selles suhtes ja miks üldse, miks peaks hakkama seal kodus nagu midagi nii erilist nüüd tegema? Ma mõtlen just seda, et kodu on lapsele kõige turvalisem koht. Kui laps julgeb ennast kodus lahti lasta, saate aru, see on kompliment teile. Sest ta ei karda teid, tal on mugav seal ja miks ta siis ei võiks natukene trallitada ja möllutada? Las ta möllutab, eks. Koolis ei saanud, lasteaias ei saanud, sul on nagu, kujutate ette, kas te olete käinud niimoodi koolis nüüd veel ise, et istute 45 minutit pingi peal, ei liigu?
Kas te kujutate ette või? Mina ausalt, mina ei kujuta, mina tunnistan, minul hakkab väga ebamugav, ma tahan ikka liikuda, onju. Mina tõusen püsti, kuna mina tahan, aga lapsed valdavalt ju seda teha ei saa, eks onju. Las nad möllavad kodus, miks nad natuke ei võiks? Ma olen täiesti nõus. Nii, siis on küsimus, et kas ATH on pärilik haigus? Jah. Võtan otsad lahti, et selles suhtes, et võib olla pärilik, võib-olla minul on olnud isiklikult üks õpilane, kellel oli tekkis ATH pärast ajukasvaja eemaldamist. Siin on väga palju meditsiinilisi faktoreid. Ütleme niiviisi, et ega see keskkonnamõju on ka sageli ikkagi alahinnatud. Keskkonnamõju on ka suur ikkagi siin, et selles suhtes, et 100% alati ei saa väita, et on geneetiline, ei saa lihtsalt väita, sest sellel antud poisil tegelikult ei olnud enne seda mitte midagi. Täiesti tavaline laps oli, kuni leiti ajus kasvaja ja siis see eemaldati, korduvad operatsioonid olid, siis tal tekkis selle tagajärjel epilepsia ja ATH. Nii et see on nagu nii ja naa, aga valdavalt siiski ikkagi geneetiline. Kas ma vastaks ka, et selles mõttes, et epigeneetikud on käsitlenud seda praeguseks momendiks ikkagi leiavad, ta on olemas, et ta on nagu geneetiline probleem, aga nii nagu suht sarnane alkoholismiga, ehk siis meil kõigil on see geen olemas või tegelikult võiks siis öelda, et nagu sarnane ka vähiga. Meil kõigil on see olemas, mis on väga kõva mõjutaja, on keskkond. Ja keskkonna all ma ei mõtle seda, et vanemad, vaadake nüüd enda südamesse, mis te tegite. Ei, keskkonna all ma mõtlen ikkagi ühiskonda, ma mõtlen jälle just nimelt vett, mida me tarbime, toitu, mida me tarbime, kõik. Ja paratamatus ongi see, et kui me ei tee teste, siis tegelikult võibki olla, et mitte, et ma jälle oleks vaktsiini vastanud, miks mina jälle näiteks ütlengi, et mina arvan, et asjad peaks olema individuaalsed, aga kui mul ongi juba loomu poolest mingi ainega, juba tegelikult natukene läks üleküllusesse ja me paneme plärake mingisuguse asja sinna otsa teadmata, kas see lööb nüüd midagi tasakaalust välja, siis sealt tulevadki need nii-öelda triggerid, sealt tulevadki need välja. Aga epigeneetikud ikkagi ütlevad, et see on ikkagi geen, aga ta on tegelikult alkoholismile sarnane geen. Ehk siis nii nagu sul on võimalus, et kas sinust saab samasugune alkohoolik nagu sinu isast või emast, on ka sul see, et kas sulle tuleb ATH või ei tule. Sellepärast ongi loteri allergi ja sellepärast inimesed hoidke oma vaimset tervist ja pead ja keha ja kõike, mis võimalik ja lapsi. Ja epigeneetikud ütlevad ju ka seda, et niipea vaata geen avaldub keskkonnas ja niipea kui keskkond muutub, võib geen muutuda mitteaktiivseks. Nii et tegelikult, kui me nüüd vaatame, mis oli minu ümbrus lapsena, mis on minu laste ümbrus praegu, siis 0-7 eluaastani laps saab 95% oma alateadvusest ja mina ütlen alati 0-7 eluaastani peaks lapsi hoidma vaikuses ja siis, kui mind mõrvatakse selle eest sotsiaalmeedias ja kommentaarides, et lasteaed on lapsele parim koht, on ju, siis tegelikult ei ole. Kodu ja vaikuse ema on lapse jaoks kõige parem koht, on ju. Lihtsalt me oleme kaotanud usu ära emadesse, et need on siuksed käkid, ega nad oma lapsi kooliks ette ei suuda valmistada ja vaevad, et nad isegi seal kodus lugeda oskavad ja meie vald siin üritas lasteaeda kohustuslikuks teha. Aga siis kui sa julged öelda, et sa tahad oma last nagu tiba kodus kauem kallistada, siis vaadatakse sulle otsa ja tehakse selgeks, et sa hakkad mingit nannipunni kasvatama, kes ei saa elus hakkama. Kuigi tegelikkus on see, et ei, ma kasutan rahulikku inimest, kes oskab probleemiga ilmselt palju paremini toime tulla kui see, et ta laseb endale siis siin hiilisel 30-sel võib-olla siis lõpuks, kuna juhe jookseb kokku depressiooni, ATH ja kõik need asjad välja kirjutada ja ütlebki, et ma ei saagi oma eluga hakkama, sest et mul on raske ja see ei ole üldse mingisugune nagu selle koha pealt, et ma hakkan kellegi nagu ette heitma seda. See ongi raske, see ongi füüsiliselt raske, sest sa muudkui kogud, sellepärast et sulle muudkui tehakse selgeks loksutamiste ja asjadega, sest sul ei ole just nimelt olnud seda rahulikku pinnast. See oledki nagu üks väikene närvihaige. Ja nüüd on hea küsimus, kas ATH annab põhjuse töövõimetustoetuse saamiseks?
Tead, ma vastan nüüd väga ausalt selles suhtes, et mina küll täiskasvanud seda osa ja seda töövõimetust ei tea, aga ütleme nüüd nii, et kui on õpilasel diagnoositud ATH ja seal suurt midagi juures ei ole, nagu on ükspuha, mis üksikasi, siis tegelikult ikkagi ega ikka väga ei saa küll. Pigem ei saa, vastan niiviisi minu kogemuse põhjal, mina oma õpilaste ja oma kogemuse pealt ütlen, et pigem ei saa, siin peab midagi olema juures. Tänapäeval võiks käsi ka otsast ära olla või midagi. Ja minu No vanema saate aru. Ja minu vanema pidi kogu aeg tõestama oma 4. astme vähki. Kas tööandjal on ATH diagnoosiga töötaja väiksemate maksukuludega? Ma kahtlustan, et ega me siin ka väga ei oska vastata, et me ei ole tööandjad, on ju. Nii, siis on... Väga kahtlen, ütlen sulle kohe ära, väga kahtlen. Sama. Ja see on hea küsimus. Kas ATH on niinimetatud päris haigus või on lihtsalt toimetuleku mehhanism, mille põhjused on kuskil lapsepõlve läbielamistes või lapse kasvukeskkonnas? Epigeneetika. Muideks mina olen märganud küll, et osadel lastel, kes on kasvanud traumakeskkonnas, vaadake, kogu aeg ta peab olema kikivarvastel, et isa võib lööma hakata, isa on joodik, võib-olla öösiti on üles aetud, põgeneme, vaata, isa keeras peast ära. Ja siis ma olen avastanud, et sellised lapsed, üks laps ütles mulle otse näkku, kes on sellises keskkonnas kasvanud, ütles, et ma olen teinud, mõtlesin, et too fookus siia, keskendume matemaatikale. Ja siis ta ütles niimoodi, kui sa tead, ma olen aastaid treeninud, et ma mitte millegile ei keskenduks, sest valus oli. Ja siis ma sain aru, vot see, kui laps teab, et ta on seda teinud, vot see on hakkama saamise mehhanism. Ja see on tase. Ja koolis ka mõni laps mulle öelnud niimoodi, et ma olengi nimelt mitte keskendunud, aga ta on sellest teinud endale häire kokkuvõttes. Jah, Liisu. Ma olen selles mõttes... Vot see on ka üks põhjus, miks mina ka vaata ütlen, et kui sa, miks ma ütlesingi seda, et kui sa hakkad seda diagnoosi panema, siis kelle jaoks see on ja milleks see on, et tegelikult võiks nagu väga-väga läbi mõelda, et on väga paljuski enda ümbruses, kui ma näen, siis ma näiteks mõtlengi, et miks sa lasid selle ATH endale kirjutada, et miks sa lihtsalt ei tegele oma nende lapsupõlve asjadega, mis ma tean, et seal olemas on. Et see, et sul ei ole fookust, on sellepärast, et sa kasvasid keskkonnas, mis oli niivõrd, või õigemini see, et su fookus on kogu aeg igal pool, see, et sa ei suuda rahuneda maha, on sellepärast, et sa kasvasid keskkonnas, kus sa pidid kogu aeg jälgima kõike, sest sa ei teadnud, kas sealt tuleb laks, kas sealt tuleb kisa, kas sealt tuleb mõnitus, kas sealt tuleb see. Et selles mõttes ongi keskkonnast tingitud, aga mõne inimese puhul ma näiteks mõtlen küll, et miks sa selle ATH endale, mis see nagu annab sulle selle koha pealt, kui sa ravimid asju ei taha, või mis iganes, et tegele lihtsalt oma nende nagu asjadega, et ma tean, et eks see trauma on ka niisugune juba trigger sõna, et kõigil on traumad, aga meil ongi kõigil traumad ja sa võid trauma saada nii kuradi lambi asjast, ausalt võib. Väike lapse aju võib nii imelikust asjast endale, et trauma salvestub sinna ära lihtsalt. Aju on nii huvitav asi selle koha pealt. Tead, Liisu, mina tekitasin oma lastele traumad, ei kujuta ette millega. Ma viisin lapsed ERM-i teatud vanuses. Ja nemad said ERM-is sellise trauma, need uuriline hääled või mis see on. Ja mina siin paar nädalat tagasi oleme ERM-i ja siis minu lapsed tegid suu lähtusid, meie ei taha sinna minna. Mul on halvad mälestused sellest karvu südamesse ja mis on oli. Ja siis ma mõtlesin, vau, ma olin aasta ema, ma viisin lapsed ERM-i. Nii et ma ei taha ERM-ile praegu antireklaami teha, aga teatud vanusega lastega ei maksa sinna minna. Me tõesti ei tea, kuidas trauma tuleb. Just, et praegu ju ikkagi ongi nagu näidata, see võibki olla ikkagi nagu väga-väga väike asi, et esiteks juba see, et iga lapse lähedusvajadus on erinev, et mõni beebi tegelikult juba saabki, et me ei taha seda tunnistada, mõni beebi võib-olla saabki tegelikult sellest väikesest, sulle öeldakse, et las ta kisab. Üks beebi saab sellest trauma, et ta kisas nüüd see 2 sekundit kauem, teine ei saa. Ja see ongi see koht, kus me jälle ikka me peame olema individuaalsed, et ma ikkagi näen väga palju inimesi, kelle puhul ma mõtlen, et tegele lihtsalt oma sisemise eluga, lase palun mingitest asjadest lahti, õpi andestama endale ja vaata ennast natuke armsama pilguga, mitte ära vaata selle pilguga, mis sul viga on. Sest seda ma ikkagi olen ka tajunud, et tahaks nagu seda tunnet, et mul oli õigus, asi ei ole minus, asi oli selles, et mul oli ATH. Kallis tegelikult ei olnud mitte milleski asi, tegelikult oligi asi selles, et siit pinnas oli. Ja,
ja sellega teadlikum ema ju tegelebki, et õpetabki tegelikult ka traumadest vabanema ja võib vabalt kirjutada ja tulla konsultatsioonile, aga mul on viimased küsimused, need on väga toredad ja head küsimused. Milline on ATH nooruki puhul see niinimetatud õige, me oleme siis teismikka jõudnud, õige toimetulekumehhanism, mis teda toetaks ja aitaks, mida lapse vanemana saab ja annab teisiti teha, kui teada, et lapsel noorukil on ATH, kuidas toetada teda sotsialiseerumises ja sotsiaalsete suhete hoidmisel. Iseenesest on nooruk seltsiv, aga ühtegi sõpra ei ole. Et tegelikult see on väga suur probleem, see sõpruse loomine, see teismiiga ja kui sa lähed ja sul ei olegi, see ei ole nagu teeseldud ATH, see ongi ATH. Et kuidas siis nagu teismeeas toetada, teismiiga on niigi keeruline. Mis nõude siin siis annate just see sõpradega, et sotsiaalne on, aga sõpru ei ole? No ütleme nüüd nii, et ma arvan, et sellel lapsel on kõigepealt kõige olulisem see, et ta vanemad mõistavad teda, et tal oleks vanematega hea suhe. See on kõige olulisem ja ma arvan, et ühe lapse ja lapsevanema vahel peabki olema absoluutne sõprussuhe. Ja siis see laps tunneb ennast turvaliselt, ta julgeb luua, ta järjest enam julgeb luua uusi suhteid, ta näeb, et suhted ei pruugi alati olla nagu niimoodi täiuslikud ja nii edasi, aga ta katsetab. Ma ei oska siin mitte midagi muud öelda, kuid sa pead olema lihtsalt oma lapsele toeks. Ja isegi kui sa näed, et see suhete loomine on raske, siis usu mind, ega need suhted loomata ei jää. Mingi hetk leiab ta täpselt sellise inimese, kes temaga suhestub, tal on mõnus olla, eks. Et kas sul peab olema 1000 sõpra? Minul endal tekkis, et äkki see inimesel on juba ema ja isaga hea suhe ja siis mina panen tähele, et tänapäeva noored ei ole meie. Vaata, minul jäi kodus suhted loomata, mul ei olnud kodus häid suhteid ja siis ma nagu läksin ja lõin väljapoole palju suhteid, aga praegu ma loen siit, et noor on seltsiv, aga ühtegi nagu otsest sõpra ei ole, aga mis siis, kui vanem on maha maganud selle, et ta ise ongi juba lapse sõber ja ta ei tule selle peale, et sellest piisab. Võibki olla, absoluutselt võibki olla. Et mis seal ikka nagu selles suhtes, et julgustada, panna, suunata, proovida suunata erinevatesse, ma ei tea, trennidesse, mis iganes, nagu tutvustada mingeid uusi asju ja seal tekivad ka nagu sellised suhted, et ega teismeline, ma räägin, et ega teismeline on selline kaval tegelane, eks ole, sa võid arvata, et sul on väga mega head suhted, aga sul tegelikult ei pruugi, et ta võib-olla ei usalda sind lõpuni või siis on liiga jälle sinust nagu kinni. Et see on nagu kahe otsaga asi, et mina ei julge küll väita, et minu teismeline poeg 100% mind usaldab. Absoluutselt kindlasti mitte ei usaldanud mina oma vanemaid, eks. Ei usu, et mind ka 100% usaldatakse, et ma arvan, et see on selline kahe otsaga asi, aga teismelise jaoks peab lihtsalt olemas olema ja see on kõige olulisem. Mis Liisu tahab lisada? Ei, ma jäin ka mõtlema selle peale, et tegelikult teismeeas ongi väga raske suhteid luua, sest et see on nagu, oleme ausad, teismiga on selles mõttes õudne ja kui ma vaatan veel tänapäeva noori, mul on tutvusringkonnas nii palju, kellel on lapsed just siuke 14-15, siis minu arust see ongi nagu üks suur olelusvõitlus või nagu selles mõttes, see on nagu nii, kohati võib see olla väga inetu, nii et võib-olla see, et sõpru ei ole, ma ei tea, ma arvan, et kui sa oled enesekindel noor ja kui sa oled oma lapsega nagu just selle koha pealt, ma nõustun, ole lihtsalt tal olemas, et kui tal on olemas niisugune turvaline tsoon, siis tihtipeale need inimesed, kes julgevad ise olla juba teismelise seas, vot see võib ka olla üks sümptom, miks sõpru ei ole, et vaata, ma ei ole see kamuflaaž, et ma lähen ja libisen kõigiga kaasa, et ma juba olen mina ise ja teismeeas paratamatult ei ole niisugune asi väga vastu võetud. Paratamatult see on kuidagi. Ja minul oli ka siuke kummaline, et miks nad muudkui sõpra ei otsi ja siis ma avastasin, aga nad ongi ise tegelikult ja nad ei pea minema ja siis on tegelikult veel see ka, et
see teismega ongi võitlus ja kui sa lähed vaatama, igal pool on mingid gängid ja kambad ja viitsid sa selle jamaga siis tegeleda. See, et siin on kirjas, et ta on noorkond seltsiv, näitab, millal kõik on korras, ta seltsib ära, tuleb ära, on ju. Aga tal ei ole vaja seda. Kuulge, me kõik mäletame, et sõbrad on vahepeal nagu kivid kaelas ja olema ausad. Siis sa pead võtma talt ju kõike vastu, on ju. Aga see, kui sa seltsid ära, tuled tagasi, see on nagu võib-olla ongi tänapäeva noorte teema, ma ei tea. Ta ei tahagi, äkki ta nagu selles suhtes, et alati ei pea ka toppima. Ma arvan, et see täiskasvanud inimene oma lapsele nagu sõpru otsida, see on nagu selline asi, kus minu ema teab, kes mulle hakkab tulevikus meeldima, kellega ma tahan nagu suhestuda, eks. Et ma arvan, et see seltsiv, see oli täiesti nagu sa ütlesid, see on see sõna juba, ta on seltsiv, ta räägib kõigiga, aga võib-olla ta ei tunne, et need on päris tema inimesed. Äkki ta ei ole veel leidnud, miks peab teismeline olema juba nii veendunud, see on minu sõber ja vaadake nende sõpradega teismeeas, et kui sa satud valasse seltskonda, siis hakkab huvitavaid asju toimuma. Et nagu inimesed leiavad, sa leiad alati, iga inimene leiab alati selle inimesele, kes talle meeldib, kellega ta tunneb ennast hästi, et see ei pea kohe juhtuma ju. Ma arvan siiski, et. Nii ja Katrin, nüüd mina tahaks lõpus rääkida sinuga sellest huvitavast sõnast. Vaata, mäletad, ma pöördusin sinu poole, kus sellel emal oli jäänud ATH diagnoosist puudu üks väga oluline aspekt, mis tähendas seda, et see oli niisugune juhtum, et ema andis endast kõik, aga ta tundis, et ta enam ei jõua ja tegelikult arstid olid maha maganud suure tõenäosusega ühe väikse jupi. Kas sul on meeles see jupp, mis sa sinna juurde ütlesid? Tähendab, loomulikult mul on meeles, mina ei ole arst, ma veel kord ütlen, aga ma ütlen, et minu kogemus näitab ja need diagnoosid, mida mina olen tegelikult lugenud siin oma elu jooksul, on ja nende kõige raskemate ATH lastega seoses. Põhimõtteliselt peaaegu igalühel neist oli hüperkineetiline häire, mis käib ATH-ga täiesti vabalt kaasa, aga see häire on nagu selline ekstreemsem vorm, et sa tahadki rikkuda igasuguseid reegleid, sa tahad teha mingisuguseid seadusega vastuolus olevaid asju, et see on nagu see punkt, millega tuleks nagu ettevaatlik nüüd olla. Et kui lapsel on ikkagi arst kirjutanud välja ka hüperkineetilise häire, mis on lihtsalt ATH-ga käib kaasas, no ütleme, et nagu selline alatooniaks, siis on selle lapsega juba keerulisem, oluliselt keerulisem ja siis tuleb 100%, siis ei ole nagu küsimus, siis tuleb konsulteerida arstiga, et siin tõenäoliselt ilma medikamentideta hakkama ei saa, et last toetada. Aga see on selline jah, et hästi paljudel neil lastel tekib siis selliseid halbu sõpru, valivad vale seltskonna, soovivad pruukida alkoholi, soovivad teha kõiki igasuguseid narkootilisi aineid, sest need ongi nendest lastest stimulandid. Need annavad neile kätte selle plõks, mis ATH laps, teine laps saab ravimist, eks ole, mis stimuleerib taju, ta saab oma selle energiašoti nagu saab kätte. Aga kui tema ravi ei saa, tema hakkab leidma igasuguseid meetodeid ja mooduseid ja need on valdavalt nüüd need lapsed, kes sooritavad mingisugused sellised teod, mille eest nad siis lõpuks suunatakse kinnisesse lasteasutusse, mis ei ole ka nüüd selline koht, kus nagu laps tahaks kindlasti olla, eks ole, see on kinnine, eks plattteenuse peal. Aga jah, see hüperkineetiline häire on ikkagi selline natukene raskem variant. No mind väga ehmatas ja see lugu, et laps ütleb, et tema ei võta neid ravimeid, et see ravim rahustab ta liigselt maha, et talle meeldib see rass seal selle keha sees, talle meeldib pahandada, talle meeldib rünnata, talle meeldib lüüa. Ja siis mina nagu lihtsalt istusin ja mõtlesin, issand jumal, kas ATH võib ka selline olla. Ja siis ma võtsingi Katrinile kõne, Katrin ütles, et kas teil ei ole seda hüperkineetilist bla-bla-bla, on ju. Siis ma emaga, kas sul ei ole seda? Ja ma ütlesin, et ei ole, paberites ei ole, ma ütlesin, mine küsi, on ju, sest see nõuab ju hoopis teistsugust lähenemist. Ja siis ma sain aru, et ATH-st tuleb rääkida, sest sellest mina kuulnud ei olnud. Vaat need lapsed, kes saavad selle diagnoosi, nad on valdavalt ikkagi haiglas, nad on uuringutel vähemalt 10 päeva, see ei ole niisama, et keegi teeb sulle mingisuguse tähelepanu testi, ütleb, sul on lihtsalt tähelepanuhäire, aktiivsushäire, on ju. Aga see eeldab ikka pikemaid uuringuid ja analüüse ja nii edasi, et aga selles suhtes, et nende lastega on nüüd keerulisem, oluliselt keerulisem, et nad ei pruugi nii palju kaasa tunda, nad ei tahagi ühiskonda väga sobituda, ja nende jaoks on täiesti okei, kui nad teevad oma selle asja ära, mingisuguse teo, mis ei vasta siis meie nagu ootustele ja nõuetele, ühiskonnale ootused ja nõuded, eks.
alati ma nendega muidugi nõus ei ole, aga sellel lapsel juhtub asju rohkem. ATH, tavaline ATH laps on üldiselt selline aktiivne, tal juhtub mingisugused, siuksed väiksed äperdused ja nii edasi, aga ta ei ole selles mõttes pahatahtlik, et ta soovib kellelegi nagu põhjustada valu ja nii edasi ja nii edasi. Et geneetiline häire ikkagi viitab sellele, et teda on juba oluliselt raskem nagu näiteks koolikeskkonna sobitada, et valdav enamus nendest lastest on medikamentide all. Ja mind nagu ehmatas ka veel see jutt, et kui perre sündis nagu laps on ju, et siis see ATH laps siis nagu üritas lämmatada padjaga on ju ja niimoodi et nagu siukene, mul oli lihtsalt nagu okei, on minu jaoks esmakordselt kuulmine ja tõesti nagu naudibki kõiki neid tegevusi ja asju. Ja nüüd ma näen, et Liisu tahtis juba mitu korda kätt tõsta. Kas Liisu, sul on ausalt ka sellise jamaga kogemusi või? Ma lihtsalt tahtsingi öelda, et tegelikult see algab siukestest väikestest asjadest, et sa tajud ära selle, et see laps ei käivitu mitte ühegi muu asjaga, aga tal on näiteks vaja iga kord vaielda, tal on vaja minna vaidlusesse ja hästi tulisesse vaidlusesse, et saada see oma mingi käivitus, et see algab tegelikult siukeste asjadega, et sa saad seda nagu tegelikult suht varakult ka sellega juba tähele panna, et need algavad hästi väikest, see on hästi väikene nagu agressiivsuse moment, kus siukene asi, ma ei tea, miks ma praegu jäin seda kuulama, ma mõtlesin, et mul on nii palju seda praegu ette visanud, et nagu on tulnud, et siis ma nagu mõtlesin küll, et nagu sellepärast ma mõtlesingi, mis asja, et ja, et nad tahavad iga kord, et sa annad talle mingi lihtsa toimingu, et kuule, mine tee see ära ja tal on vaja nagu minna võitlusesse, et sa pead taga pidama nagu enne mingi sõja maha ja siis järsku käib ja ta teeb selle ära, aga see sõda peab olema, see viha peab olema, et tal on vaja seda käivitust ja vaata, kui tegelikult on niisugust vihast käivitust juba vaja, siis see on jah nagu adrenaliini sõltlane, et see piir läheb kaugemale kogu aeg ja kõrgemale. Aga tegelikult, kui ma päris aus olen, siis kui mina sellele mõtlen ja kui ma seda kuulan, siis mul tekib nagu see, et see nagu tegelikult kergelt juba psühhopaatia ei ole või? Et see on ka tegelikult üks siin ei saa välistada. Kergelt juba on ja siin ei, ütleme niiviisi, et eks kergelt oleme me kõik mingil määral psühhopaadid on ju. Aga nagu kui nüüd vaadata, kõikidel on mingisugused elemendid on ju meil on ju, et mingitel hetkedel on ju, et samamoodi mina võin öelda, et minul on mingisugused autistlikud jooned ja nii edasi, eks ole, on ju, see on täiesti okei. Aga teate, vaadake, siin võib olla neid diagnoose sellel lapsel tegelikult juures, et ega psühhopaadi diagnoosi ei panda alaealisele esiteks. Alaealist ei diagnoosita, see on ikkagi, ütleme, see on juba ekstreemne on ju. Et samamoodi sadismi ja nii edasi, me võime siin kahtlustada, aga tegelikult seda diagnoosi alaealisele valdavalt ei panda. Nii et ei ole välistatud, et on ka midagi muud seal juures, aga ütleme nii, et noh, küsi. Et ega seal muud ei olegi selles mõttes see psühhopaatia ja sotsiopaat on üpriski sarnase, psühhopaatia lihtsalt ongi nagu aju on natukene katki ja sellega tegelikult väga ei ole midagi teha. Sotsiopaatia on selles mõttes natuke raskem, et ta on natuke kalkuleerivam selle koha pealt, et ta ju teab, mida ta teeb. Aga ta lihtsalt teeb, psühhopaat nagu lihtsalt elab oma elu niimoodi. Et nad on nagu, et see on selle koha pealt on nagu tõesti raske, et jälle ma ütlengi, et mingite kohtade pealt vahepeal ma mõtlengi, et nagu, kui neid diagnoose pannakse, et mõnikord vaatad, et kirjutatakse nii kiiresti, nii kergelt välja mingi 45 minuti baasil päriselt, ja mõnikord siis vaatad, et ikkagi tehakse pikki uuringuid, on ju, et mõnikord on see väga kergekäeliselt, et siis ma mõtlengi, et see on jah, päris niisugune, tegelikult on niisugune asi ikka väga raske teema. Ma ei kujuta ette. Ja siis ma kuulsin veel midagi huvitavat, millega ma jälle Katrini poole pöördusin, oli see, et osad ATH lapsed siis, kuidas seda nüüd viisakalt siin podcastis rääkida, oma kaka ja pissiga määrivad ja loobivad, on ju. Ja siis mul oli ka nagu niimoodi, et oi jummal, teada, minul on ema on ikka hästi läinud, ma ütlen ausalt. Et seda ATH-d ikkagi, siis ei ole enam puhas ATH, siis seal peab olema veel midagi lisaks, on ju? No ütleme nüüd niiviisi, et ega mina ei julge nüüd väita, et peab olema, aga ma arvan, et siin on teinud töö ära keskkond ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja ütleme nüüd niiviisi, et see, mis meile võib-olla tundub normaalne ja ebanormaalne on ju, nende jaoks on jälle vastupidi. See oleneb ka inimesest endast, see oleneb ka lapsest endast ja nii edasi ja mitte kunagi ei saa välistada, et seal on nagu mingisugune muu vaimne häire juures ka ju, eks.
aga ja mina oma töös olen sellega kokku puutunud, ma siin detailselt siin kirjeldama ei hakka, sellepärast et see on nagu üsna selline õõvastav. Aga kui sa töötad selliste lastega, siis sa mõtled, et okei, mis seal ikka on, nagu on ju, ja siit lähme edasi, et noh, nii see elu on. Ja lõppkokkuvõttes tegelikult võib ütelda seda, et kui lapsevanemal on kahtlused, kui lapsevanem ise tunneb, et midagi on lapses teistmoodi, siis ta peaks minu jaoks, ta peaks käima siis läbi absoluutselt kõik asutused ja spetsialistid, et ta saaks vähemasti vastused, kas või südamerahu, kui ta nagu saab aru. Aga vahepeal on nii, et ema saab aru, läheb spetsialisti juurde, siis öeldakse nagu mulle öeldi. Ema, te olete neurootiline, te mõtlete asju välja. Et tegelikult tahaks nagu öelda kõikidele spetsialistidele, et kuulake emad ära, isegi kui te siis näete, et võib-olla on ema enda stress liiga laes, siis öelgegi, et ema, et äkki hakka tegelema kõigepealt sinu stressiga ja siis alles hakkame nagu vaatama, mis su lapsega lahti on ju. Aga vanemad võiksid ju julgeda pöörduda ja teine asi siis õpetajate ja lastevanemate vahel on mingi must kass läbi jooksnud. Tegelikult neil peaks olema üks eesmärk ja see eesmärk on lapse vaimne tervis, lapse elus hakkamasaamise oskused, aga kuidagi on läinud kahte leeri, sest tegelikult õpetaja näeb lapse ühte külge, vanem näeb lapse teist külge, lapse sõbrad näevad lapse kolmandat külge, vanaema näeb neljandat külge, lapsel on nagu Rubiku kuubikul, tal on nii palju erinevaid tahke. Ja kui siis õpetajad julgeks vanematele öelda, näiteks jälle pöördusin Katrini poole, kirjutati mulle TikTokist, et õpetaja käseb, et minu laps peab minema ATH teste tegema. Ja siis tuligi, et kas õpetajal on õigus käskida sellist asja. Selle asemel, et võiks nagu omavahel koos maha istuda, et aga mida sa näed, on ju, mis see probleem on ju. Istume maha, räägime, vaatame, mis seal keskkonnas toimub, on ju. Mis toimub, on ju, siis selle asemel kohe nii, nüüd läheme pange diagnoos peale, mul jälle lihtsam töötada. Et mida teie tahaksite lõpetuseks öelda, kui tegelikult see teema on valus, see teema on suur, see teema on hirme täis, vanemad ju vaatavad tulevikku, minu laps ei olegi Harju keskmine, kuidas ta saab elus hakkama näiteks, on ju. Et mida te tahaksite nagu julgustuseks või selliseks inspiratsiooniks või mis oleks see komm, millega siit, kui nüüd paneme selle asja kinni, siis inimene jääb vähemasti hea tundega maha, Katrin? Mina ütlen kohe ära, et mina ei soovi mitte kunagi olla Harju keskmine. Et selles suhtes, et oma last tuleb armastada täpselt sellisena, nagu ta on. Ja teate, ma ütlen, et oma kogemusest mina julgen nüüd öelda, et ma olen tõenäoliselt näinud nagu niivõrd selliseid traumeerivaid väga mega raskeid diagnoose ja siis ma mõtlen, et ATH, issand, midagi ei ole ju, see on täitsa okei, kõnepuue, täiesti okei, kuulmispuue, täiesti okei. Et mina ei näe neid nagu selles suhtes, et need on nagu lapse miinus, et nendel lastel on nii fantastilisi igasuguseid selliseid oskusi, mingeid ägedaid omadusi, nad on erilised, et vabandage väga, minu jaoks ei ole need puudega lapsed, sorry, aga päriselt, et ma arvan, et tuleb tänulik olla selle eest, mis on, eks. Ja alati võib ju olla oluliselt hullem, et mina näen, et ma ütlen, et tõepoolest mina näen, et see ATH ei ole küll mitte midagi sellist, mis nagu takistab su elu. Ma räägin, et kui sa teed koostööd, eks ole, kui sa vajadusel tarbid medikamente ja nii edasi, sa toimetad väga kenasti ära. Et ma ei näe, see ei ole kõige hullem asi üldse maailmas, et näeme asju positiivsest vaatevinklist. Et minule see asi väga meeldib, mulle see teema väga meeldib, eks. Ja mulle need lapsed väga meeldivad, on alati mulle südamelähedased olnud, ja teisedki pedagoogid alati küsivad minu käest nõu, sellepärast, et ma olen päris pika kogemuse, kui siin ma ütlen, et on selline laps, issa kui tule, tee minuga tuttavaks, ma tahaks ka näha. Et selles suhtes, et mina näen nagu sellist, mina näen täiesti valguskiirt, siin ei ole mitte mingit kriitilist olukorda. Saate aru, kriitiline on see, kui sa oled, ma ei tea, tõsiselt, et sa ei saa rääkida, sa oled täiesti nagu, mis iganes on ju, me ju näeme neid lapsi igapäevaselt olude all ja nii edasi. Ma räägin ATH, see pole mitte midagi. Väga ilus, aitäh, Katrin, Liisu.
jah, ma olen 100% nõus, ma arvan, et võib-olla minu suhtumine, kuidas mina üldse Hardi kasvatusstiili ja kõige selle olen võtnud, ongi see, et kuna ma ikkagi üpriski ekstreemseid juhtumeid kogu aeg kõrvalt nägin, siis mulle tundus ka, et nagu ma ei saa aru, milles nagu probleem on, et ma ju näen, et siin on olemas kõik materjal. Aga mina näiteks julgustan inimesi enda eelarvamusi ja asju natukene alla neelama ja tegelikult see koostöö osa on väga suur osa ja tegelikult tuleb hakata natukene, ma ei tea, natuke rohkem armastust võiks siin maailmas ikka olla. Tegelikult inimesed võiksid natukene oma õelusest ja vihast ja valust natuke lahti lasta ja tegelikult siis on ka kergem kedagi kuulata, siis on kergem ka natukene sisse lasta kedagi. Et ma olen nõus, et koostööd ei ole ja tegelikult seda peaks olema. Ja alati inimesed võiksid aru saada, mis on millegi eesmärk, et eesmärk ei ole ju kakelda ja võidelda kogu aeg üksteisega lõpmatult. Eesmärk on ikkagi ilus ühiskond ehitada, eesmärk on ju ikkagi lapsi kasvatada, nii et nad terved oleks ja nii edasi ja selle niisugune kasvupinnas vajab ikkagi tegelikult armastust, hoolt, päikest ja tuult ja nii edasi. Läksin lausa luuleliseks. Väga nõus, Liisu, absoluutselt täiesti 100% hoolivus, heatahtlikkus, selline kuidagi usk, et igas inimeses on midagi head, et see on nagu absoluutselt kõige alus. Ja soov sellise lapsega tööd teha, vaat see soov peab olema, et selles suhtes, et sa ei saa eeldada, et sul see soov tekib, on ju. Kas sa oled sündinud hea inimesena või sa ei ole sündinud hea inimesega, no? Et sind ei saa ülikool sulle õpetada seda, mis iganes, on ju. Aga need inimesed, kes töötavad selliste lastega valdavalt, ma loodan enamus, on ju, ma võin loomulikult eksida, eks, et ma olen naiivne ja nii edasi. Aga ma üldiselt arvan, et need inimesed ongi ühiskonnas leidnud oma rolli, et see neile meeldibki ja nad saavadki midagi teha. Ja kindlasti ei peaks siin häbenema, nagu emadel ikka aeg-ajalt on, et midagi äkki tegin mina raseduse ajal midagi valesti või et see on kõik niisugune valehäbi ja ma arvan, et kui emad võtaksid teineteist rohkem toetada ja vähem kritiseerida ja vähem toppida niiviisi, et aga vaata, minu Mati sai ikka kuldmedali, kus see sinu Kati siis seda kuldmedalit ei ole veel saanud, on ju, ja et kui me nagu need asjad paneks kõrvale ja ma ütlen, ATH minu silmis on endiselt käivitaja, pange nad käivitama, las need ülejäänud viivad läbi, las need tuuritavad ja käivitavad, las nad toovad päikest ja seda rõõmu ja iga laiskvorsti kõrval peaks olema üks ATH, kes nad käima tõmbab, on ju. Kui sul on vaja midagi suurt ära teha, siis võta endale üks ATH appi, on ju. Et selles mõttes tähendab suurt asja hakata tegema, siis las ta tõmbab su käima. Et jah, Harju keskmine olla on tegelikult hästi kummaline, on ju, ja see soov üldse, et meie lapsed oleksid Harju keskmised, see on hästi kummaline. Nüüd meil Liisu kadus kuskil ära. Kadus ära, Liisu vaatas, et need on kaks imelikku ja lahkus, eks? Ei, Harju keskmine ei tohi olla, vaata, sa pead ikkagi teistest inimestest eristuma. Mina küll ei soovi olla selline, nagu on teised inimesed, et loomulikult mul on omad mingisugused visioonid ja mulle meeldivad teatud inimesed, aga vaadake, me elus konkureerime kõik, on ju. Aga kuidas sa konkureerid, sa pead kuidagi eristuma teistest, eks? No mis siis, kui me ei peagi, kui sa oled täpselt selline, nagu sa oled ja läbi selle sa juba tegelikult eristud. Aga ma eristungi ja see annabki mulle eelise, eks ole, ja siis ma nagu põhimõtteliselt minul on kerge siis konkureerida, sellepärast, et ma olen väga eriline, eks. Ja ma kas meeldin või ma ei meeldi. Siin on täiesti kaks nagu osadele meeldin, teistele ei meeldi. Üks vaatab, et see on jumala imelik, teine vaatab, see on täitsa tore, äge inimene, on ju. Just, ma ei tea, kas ma tahan üldse kõigile meeldida. Tõenäoliselt mitte. Just, ja oma inimesed tuleb üles leida ja kutsume siis emasid üles, et see nendel teemadel alati rääkima ja ära kunagi jää üksi selle teemaga, alati leia endale lapsele just sellised õpetajad, kes on valmis õpetama ATH last, leia endale selline spetsialist, kes ei näe ainult ravimit, on ju, kes oleks suuteline aitama sind korrigeerida ka seda välist, on ju, anda sulle nõu selle kohta ja siis toeta iseennast, et niisuguse lapse kõrval lapsevanem peab toetama iseennast eelkõige ning ekraanide loengut saab järgi kuulata, lähed teadlikumema.ee, võtad kursused, sealt saad tellida endale, sest ekraanid ja ATH käivad omavahel väga tugevalt kokku ja soovitan seda kursust kenasti kuulata ning emad peavad olema toetatud, siis saavad lapsed marutada, sest üks hetk peab ema õpetama seda marutavat last, on ju, ka siia maailma siiski teatud mõttes kuuluma, mitte sobituma.
aga aitäh, Katri, ma ütlen aitäh Liisu ka, kuigi Liisu läks meil juba ära rännakule. Ma ütlesin, et meil läheb tund aega, aga meil läks tund pool, nii et sinna see Liisu siis kaduski meil. Ja aitäh kõikidele kuulajatele. Te võite kirjutada küsimusi ja siis ma edastan need küsimused ja siis me vaatame, et äkki meil tuleb veel mõni episood siis sellel teemal, sest et täna meil oli tõesti palju küsimusi. Nii et aitäh, Katrin, aitäh, Liisu, aitäh kõikidele kuulajatele. Head aega!